Podcasti toob sinuni Eesti populaarseim ja audioraamatute äpp Elisa raamat. Pärast pikka päeva on tõeline luksus hetk iseendale Cameo voodis. Uskumatu nädal on mööda saanud, sõltuvuse saade tõi tõesti väga palju inimestele taipamisi, väga palju tagasisidet on tulnud selles osas ja suur rõõm, et saime sellega abiks olla. Ja selle sõltuvuse saatega jäi meil üks probleem õhku, Merje. Jäi probleem õhku muidugi, sest me lihtsalt olime nii hoos, sest teema oli nii põnev ja ei oleks tahtnud sellelgi hetkel veel lõpetada. Just, ja tegelikult nii palju veel rääkimata, aga kingitused jäid jagamata kirjasaatetele. Ja mõtleme siis, mida siis kinkida. Meil on siin koostööpartnerid Ultimate Beautyst ja ma annaksin tegelikult sinu kirjakirjutajale. Annaksin siis need, tegelikult anname mõlemale need toredad kummikommid, ilukommid, mis siis aitavad kollageeni, et ärge teie siis tervet pakki ära sööge, nagu Merje sõi, nimeta mingit mürgitust ei saanud, ehk siis ikkagi mõistlikus koguses ja need toredad kummikommid on siis sinu kirjasaatjale lähevad teele ja lähevad ka minu kirjasaatjale teele. Siis toredad kommikesed, ehk siis mõnus viis kollageeni uuesti tootma panna endal, et kortsukesi tuleks vähem ja aeglasemalt. Ja need tõesti on head. Just. Ja kui on elus midagi rasket läbi teinud, siis iga raskus ju toob ka mingisuguse kortsukese meile juurde. Minu inimeste raskusest lähevad juuksed alliks, mida ma enda peal vahepeal kannan. Ja üks raamatu soovitus jäi ka tegemata. Ehk siis selline raamat tegelikult, mida ma tahtsin soovitada inimestele, mida ma olen ise lugenud, mis mind ka väga inspireeris just suhete koha pealt, oli Teadlik armastus. See on nüüd kuulatav täiesti Elisa raamatus ja sealt sa saad väga palju nippe, kuidas siis teadlikult suhet luua. Ta väga palju, ta küll otseselt ei toetu selle teooria peale, mina arenguteooria peale, aga ikkagi oma mina peale ja see, mis on terve ja mis on ebaterve, et saate natukene täiendust endale Elisa raamatu kaudu ja kõigile uutele liitujatele on see 2 nädalat täiesti ka tasuta, nii et kasutage võimalust ja minge uurige enda jaoks põnevaid raamatuid. Kas mina tohiks ka teha ühe raamatu soovituse? No, lubame. Mina soovitaksin saatuslik sõlmpunkt. Minu raamatut või? Lõpeta ära nii. Et nagu sina kui autorina, mida sa oskad selle kohta öelda? Saatuslik sõlmpunkt sündis hetkest, kus ma ise olin saatuslikus sõlmpunktis ja võtsin mingis mõttes seda peredünaamikate teemat ja ka äridünaamikate teemat, millest see raamat kirjutab. Võtsin kokku, rääkisin seal väga palju sellisest üleseotusest, mustritest ja seda on tõesti üle 10 000 korra koos Elisa raamatuga on seda vist 12-13 000 korda nagu loetud ja kuidas ma ütlen, inimesed on olnud erinevat tagasisidet, et vaata, kui sa loed mingeid asju, mis tundub sulle uus või mille peale sa ei ole mõelnud, siis mõnikord see tass on liiga suur ja siis on tulnud nagu kahetist tagasisidet, et need, kes on saanud väga wow-efekte, palju liikumist ja kes on meile ka kirjutanud kirjadesse, mida me ei ole kõik ette jõudnud lugeda, et kelle elu on muutunud tänu sellele, et nad on saanud asjadest nii-öelda aru. Ja see on üks sort inimesi, kes ütleb, et tore raamat, väga palju niisuguseid ideid, aga meil on veel raske seda võib-olla vastu võtta. Et siis iga inimene on oma arengus erinevas kohas ja tegelikult ei tohigi võtta vastu seda, mis sinuga ei resoneeru, aga jätke alati üks asi meelde, kõike, mida me väldime, sinna me peame vaatama. Nii et Elisa raamatus on minu raamat nii kuulatav kui loetav. Ise lugesin sisse muide ja tead, kuna ma selle sisse lugesin, see täitsa pull. Vaata, elus asjad lähevad nii-öelda sellises omas tempos või juhtuvad täpselt nendel hetkedel, kus sul elus midagi juhtub. Ja mäletan, kui ma ise läksin lahku, enne reisi hakkasin sisse lugema ja ma jõudsin reisilt tagasi ja ma teadsin, et ma jätkan lahkumi nagu peatükist ja ma tulin reisilt tagasi ja ma läksin lahku ja siis ma läksin sinna, ise ulgusin seal kodus, eks ju.
ma ei tea, mille pärast, aga lihtsalt tahtsin nutta, ma polnud, ma ei tea, aastaid nutnud nagu selliselt ja siis see hääl muutub kuidagi kummaliseks ja siis mõtlesin, pikki, ma loengi siis selle nutetud häälega selle peatüki lahkuminekust nii-öelda ette ja siis ongi ehe värk, noh, et elu ei saagi olla alati lust ja lillepidu ja selles mõttes oli see tore kogemus, aga häält oli jube raske hoida. No sisuliselt nagu monoetendus. Monoetendus ja, et Antsu elust, et ma üritan tegelikult oma isiklikust elust võimalikult vähe rääkida, sest tead, et mida nähtavam sa oled, mida ma olen siin rääkinud ka töörollist ja isiklikust rollist ja sellest ehe olemisest, aga vaata, kui ma kõik enda kohta nii-öelda jagaksin, siis see teeb inimest, me ei tohi naiivsed olla ja arvata, et inimesed on kõik toredad ja sõbralikud, et ma tean väga täpselt, et mul on väga palju ka vaenlasi, mitte et ma oleks neile midagi teinud, aga nad ise kütavad ennast minu peal üles ja ma olen nende nii-öelda siis viha objekt, et nii kui ma nina välja panen, siis nad on kohal, et nemad hoiavad ka mind natukene elus, nii et suur aitäh kõigile heiteritele. Aga kui sa jagad liiga palju endast või mingit sellist kohta, kus primitiivne mõistus võib-olla ei saagi aru, et see on inimlik, et sa võib-olla selliseid asju oled kogenud või selliseid valikuid teinud, et sest noh, ma vahel tunnen seda, et ma ei tohi üldse viga teha, et kui sa näed ka selgelt midagi, et kuidas sa siis seda läbi näinud, aga oma elu mulle ei meeldi üldse vaadata, mulle meeldib elada hetkes. Ja sellest inspireerituna muide, Merje, me oleme tõesti uudses olukorras, et kui varasemad saated on meil ikkagi formaadi mõttes ette salvestatud, siis ja mulle see üldse ei meeldi, siis minu olemus on see, et ma olen spontaanne ja liigun momendist momenti ja ma olen ka pannud täna sinu sellisesse olukorda, kus meil ei ole saatel praegu veel, teie näete seda pealkirja küll kindlasti, kui see üles läheb, aga meil praegu ei ole saatel teemat ja meil ei ole pealkirja. Meil ei ole pealkirja ja me võime teha, mis me tahame siin podcastis, kujutad ette, me ei pea olema targad, me võime olla täiesti lollid, kannatage ära, et siis, aga see on ka oluline tegelikult, sest väga paljud inimesed ei julge olla spontaansed, nad on väga komplitseeritud. Nad väga palju kardavad, et kui sa midagi ütled, midagi mõtled, midagi teed, siis sellele järgneb hinnang, aga mulle meeldib mõelda seda, et ära palu, et elu oleks nagu lihtne, vaid palu, et sa ise oleksid tugevam ja kui sa arendad endas selliseid spontaanset usaldust, et kõik juhtub õigel momendil ja kõik avaldub siis, kui sa tegelikult oled kohal ja siis ei pea sa kontrollima, sest sellel hetkel, kui sa tegelikult valmistad ette, elad sa ju tulevikus ja sa paned ennast raamidesse. Ja mina olen aru saanud, et ma ei toimi niimoodi ja võib-olla ma ei sobigi seetõttu kõigile, sest osad hästi struktureeritult kõike saada nagu paberi pealt loeks maha. Ja ma tean, et paljud enesearengu inimesed teevad ka seda, et õpivad teksti pähe, kui nad näiteks meil läheb üks intervjuud andma, kohutav. Et siis mulle meeldib olla spontaanne ja ma tahan, et sa tuleksid täna selle protsessiga kaasa, et mina ei tea, millest me räägime. Me peab tekkima see spontaanne resonants oma vahel ja see peab olema nauditav mõlemale poolele. No okei, täna on see veits üllatus, aga tegelikult enamus vestlusõhtuid, mida me teeme, täpselt niimoodi ongi. Just, et avaldub täpselt see, mis parasjagu oluline on, et see on spiritualistidel ka lemmikasi, eks ju. Aga väga paljud inimesed ikkagi ei ole tegelikult spontaansed, nad on väga kontrollitud. Ehk siis spontaansuse võlu ongi selles, et sa oled kohal, sa ei tea, mis juhtuma hakkab ja iga hetk on võimalik ka läbi kukkuda. Noh, meil on võimalik siin kattida või lõigata, aga meelega ei tee seda täna. Ehk siis, ja kui sa sellest hirmust nii-öelda läbi lähed, ma mäletan, kui ma tegin esimese suure seminari, mul oli 150-180 inimest oli saalis. Ma olin just, ma ei tea, mingi geenihaigus oli ja ma olin just jalgele saanud ja arst ütles, et seda ei tohiks küll praegu esineda või mingit stressirohket olukorda tekitada. Ma ütlesin, muidugi, teeme ära. Ja siis tegin seminari, 180 inimest oli ja ma tegin selle 0 ettevalmistusega. Ja otsustasin, et ma olen nii, nagu ma olen ja mul on ju kõik teadmised olemas, ehk nad aktiveeruvad selle põhjal, mida praegusel hetkel, noh, see on jälle võib-olla fatalistlik, ma ei tea, kas see on fatalistlik, aga see, et noh, ma luban juhtuda, et võib-olla ka mingi kõrgem jõud mõjutab või see impulss, mida inimesed toovad, mis ühiskond praegusel hetkel vajab, et teemegi sellise taotluse, ehk siis räägime sellest, mis tahab ilmneda, ja mis on oluline praegusel hetkel ja vaatame, kuhu see saate läheb. Ja see on nagu ju ilus algus, et laseme asjal juhtuda. Just. Ja hakkame minema siis, aga nüüd ma juba läheksin mõned laused tagasi, kus sa rääkisid kurjusest ja headusest, et inimesi on nii ja naa. Mis sa arvad sellest, et kas inimesed ise teavad, et nad on heiterid? Ei, nemad arvavad, et nad võitlevad õigluse eest.
ja see on väga huvitav element inimestel, et ka minu tutvusringkonnas on inimesi, kes tohutult ajab närvi või pöördesse, näiteks kui keegi midagi teeb. Aga mõtle, kui sa reageerid kõigele, mis sinu elus toimub, ehk siis keegi meedias ütleb midagi, mingi influencer ütleb midagi ja sa kulutad oma ressurssi, et olla vihane tema peale. Ja siis, ma olen ka seda lugu kuulnud, ega ta annab selle raamatu välja, eks ta kaob ära, eks ju, tuhkagi ma kaon. Ehk siis kuidas ma ütlen, nad teevad su enda isikliku ebaõigluse ja viha protsess, mis nende enda sees on, sa käivitad seda ja mingi aeg tagasi ma tegin täitsa sellise teadliku sammu, et ma olin provokatiivne, ma ütlesin midagi sellist välja, mida tegelikult eetiline võib-olla öelda ei ole või mängisin väga piiri peal just sellepärast, et ajada inimesi vihaseks. Sest kui sa ajad nad vihaseks, olgugi, et nad on vihased minu peale, see ikkagi toob inimeses need tunded ülesse. Aga kui mina ei reageeri sellele vihale, siis nad jäävad ju selle abituse ja vihalõksu, siis ühel hetkel nad peavad midagi endaga ette võtma. Ehk siis tegelikult ma väga armastan oma heitereid, oma vihkajaid, sest tegelikult on, just Anu Saagimi pealt on seda väga hästi näha, sul peab olema see osa 50%, kes sind vihkavad, võib-olla ka vähem natukene, ja 50%, kes võib-olla sind armastavad, aga see armastus on ka selline, et nad üks päev võivad armastada sind, aga homme nad armastavad kedagi teist, et sellesse ei tohi nagu lõksu jääda, ja sellest sõltuma jääda, mida paljud avaliku elu tegelased teevad, et nad jäävad sõltuvusse sellest armastusest ja tähelepanust. Ehk siis mida ma tahan öelda, et heiterid, ka kui teie elus on keegi, kes heidib teid, siis võtke seda pigem nii, et kui sa midagi asjalikku elus teed või midagi suurt elus teed, siis sellele järgneb alati kadedus, vastand jõud ja ära palu, et elu oleks lihtsam või et need ei oleks, vaid püüa, nagu ma alguses ütlesin ka, püüa ise leida tee, kuidas oleks tugevam, sest nemad on need katalüsaatorid, mis ka sind panevad tegelikult tegutsema, hoiavad sind ärksana, nagu konkurents ettevõtluses. Ehk siis ma armastan väga konkurents ettevõtluses, kuigi ma ise enda nagu valdkonnas konkurentsi ma ei pea konkurentideks oma nii-öelda teisi tegijaid, sest ma olen leidnud selle oma unikaalsuse, oma eripära ja keegi saa mult seda ära võtta ja keegi ei saa seda kopida. On proovitud kopida, aga nad on kõik ära kadunud kuhugi. Ehk siis just see, et kui sa oma unikaalsuse, oma sellise värskusest säraga, julgusega lendad peale, siis väga paljud inimesed tahaksid olla ka selles kohas, võib-olla oma valdkonnas ja sa ajab tohutult närvi, miks tema saab olla, mis temas siis nii erilist on ja temas ei ole, et miks mina sinna ei saa. Ja see ongi see koht, kus tekib konflikt, tekib kadedus ja siis ma ründan ja siis see võib veel riivata mingit tema väärtusruumi. Näiteks mõned inimesed mõtlevadki, et ainult tõenduspõhiselt saavad inimesed korda teha, aga meedias, ma ühele monoloogin siin, aga meedias just perearst üks andis pika nii-öelda postituse, tehti artikliteks, kus ta on nagu hädas, et laste vaimse tervisele ei ole võimalik leida isegi psühhiaatri aega, nagu, mida riik rahastaks, sest kõik on nii ära puukitud ja et on tõesti nagu abitusseisus, et kuidas siis lapsi aidata, et ja mõnikord pannakse see vastutus minu peale, et ka tõenduspõhiselt küsisid Arvamusfestivalil, et mis me siis teeme selles olukorras, ma ütlesin, et mina ei tea, ma ei ole ju tõenduspõhine, ma ei ole riiklikus süsteemis, see on teile küsimus, mida teie teete, et neid olukordi nii-öelda lahendada, et vahel mulle tundub ka, et kõik see, mis nii-öelda, et see esokultuur ja alternatiivsed võib-olla metoodikad, et siis see vastutus on pandud nagu meedias ka kohati nagu minu peale, et miks sa teed seda või mis siin riigis nii-öelda viga on. Seda peaks küsima tegelikult teistelt inimestelt, et kuidas neid inimesi siis aidata näiteks. Et jah, et heiterid on tegelikult ühed suurepärased elemendid ja mul on oma lemmik heiterid, iga kord kui on artikkel, nad ilmuvad välja ja huvitav on see, et ma olen jälginud, et üks, ma ei hakka ta nime ütlema, muidu ta erutub viljalt, on see, et ta minu postituste all või minu artiklite all kirjutab alati, kuidas ta vihkab Eso ja see kõik on nii pläma ja siis ta on Kirsti Timmeri fänn ja siis samal ajal tema postitusi väga kiidab ja mõtleb kaasa seal ja mis iganes, et see on kummaline, eks ju, et ma lihtsalt isikuna talle ei meeldi ja see on okei, aga võib-olla ta just armastab mind, aga ta ei julge seda tunnistada. Kuule, oota, kuidas see lause nüüd oligi? Et ära palu, et elu oleks lihtsam, palu, et sina oleksid tugevam.
vaata, kus on sisu taga, on ju. Ja need lühikesed laused võivad märgata endas nagu väga palju või kanda endas väga palju tegelikult sellist ressurssi. Ehk siis vaata, inimesed tahaksid kogu aeg, et elu oleks kerge. Nad tahavad kogu aeg, et keegi ütleks neile midagi, et see asjad lahendaksid, lihtsalt saaksid ruttu ratsarikkaks. Ja siis juhtub selline olukord, kus tuleb mingi raskus vastu ja ka seminaridel ma olen näinud inimesi, kes ma küsin, mis su unistus on, mis sa tahaksid. Ma tahaksin ettevõtja olla, ma tahaksin juhtida ja siis vaatad, et psüühika ei kanna üldse välja. Ehk siis tal on krooniline nii-öelda ärevus või väljakujunenud ärevushäire. Siis ma ütlen talle, et sa peaksid kõigepealt selle teema korda saama, et juhina sa pead olema ju autoriteet ja teisi nii-öelda juhtima, et sa pead olema tugev. Ja siis tekib nagu see, et kus inimesel on soov mõtlemine ja reaalsus psüühikaga nagu ei lähe kokku ja siis tekib see, et aga ma unistasin ju, miks ma seda ei saavuta, aga sul on endal nii palju psühholoogilisi probleeme, ehk seetõttu elu ei ole alati lust ja lillepidu, aga kui sa võtad vastutuse, ehk siis sa saad ju iseennast tugevaks teha ja me siin eelnevates podcastides ka oleme järk-järgult nagu läinud hästi erinevate külgede alt minu meelest nendesse teemadesse, et mis meid nõrgaks teeb, kuidas tugevaks saada, et jõuaks nagu sellesse kohta, et ma saan iseendale toetuda ja see ei ole see, et ma ei usaldaks kedagi teist või et ma ei saaks teistele toetuda, see on ka okei. Aga ma tean, et ma olen siin elus üksi ja ma sünnin üksi ja ma suren üksi mingis mõttes ja et me saame selle tundega enda sees hakkama, et kui teised lagunevad või midagi juhtub minu elus, et siis ma ei kao sellesse loosse ära, ma ei anna alla, et minul on ka elus läbikukkumisi juhtunud ja läbikukkumine on väga hea, okei, see ei töötanud, ma teen siis teisiti. Ma olen kuulnud paarilt inimeselt sellist väidet, et miks nad siis ei ole saavutanud elus seda, mida nad tahtsid, et nad justkui andsid oma elu siis kellegi justkui esoteeriku kätte, kes siis panid kaarte või kust iganes nägid, et sulle ei ole ette nähtud see. Esoteerikute puhul ka väga palju ma olen kuulnud vastuvõttud on näiteks seda, kus inimestele on öeldud, et ei, see projekt ei õnnestu või ära mine sinna elama või ei, see kukub sul läbi või mis iganes. Te annate oma jõu ja väe sellel hetkel ära, näiteks mina, kes ma tegelikult isiklikus elus olen nõid ei saa öelda, sest nõid öeldakse naiste kohta, maaga öeldakse meeste kohta. Ehk siis ma tean, et mul on oma väga tugev ressurss, oma väga tugev vägi, see väeelement on ka võib-olla mis või jõud, ma kasutaks seda jõuelementi, jäta meelde, tuleme selle juurde tagasi. Ehk siis kui ma nüüd olen näiteks, olen alati öelnud, et mu suhted teevad mind natukene hapraks, sest kui sa oled nii-öelda võib-olla nõrgema partneriga koos, mitte et teda alavääristada kuidagi, aga olgu, mis teemad on, siis nad suudavad mind meelitada kuidagi sellisesse dünaamikasse, et ma vahel olen jäänud oma suhetes mineviku poole rohkem kinni ja siis on see, et tahaks teada, et kaartide kunagi Kirstiga istusime hästi palju, vaatasime kaarte, jube põnev oli ja asjad läksidki nii, nagu kaardid ütlesid, aga mingi hetk ma ütlesin ka, et vahel on tore vaadata, aga ma panen liiga palju oma elu võib-olla siis nii-öelda nende vastutuse nagu kaartidele ja annan oma väge tegelikult ära, ehk siis ma muutsin oma mõttelaadi sellega, et just see kohalolek, ehk siis kõik võib ilmneda ja avalduda sellisel moel, nagu ta avaldub ja see töötab kõik minu kasuks ja mul peab olema endal piisavalt tugev minapilt, piisavalt palju ressurssi, et seda olukorda ära lahendada. Ja sellest toimus nii-öelda reaalsuse shift. Ehk siis kui sa saad aru sellest, kuidas see reaalsus nii-öelda toimib, ehk siis kõik avaldub sinu jaoks, te siin podcastidest olete kindlasti aru saanud, et kui sul on sõltuvus, siis see ei ole sinu karistus, vaid see on viide nõrgale psüühikale, eks ju, lahkumineku puhul, see võib olla tõeline õnnistus jõuda arengus järgmisse kohta. Ehk siis kõik, mis sinu elus avaldub, et ei ole olemas tegelikult neid negatiivseid tundeid, et negatiivsed tunded me küll mõtestame neid, aga see tegelikult drive'ib meid, peaks drive'ima ideaalis parema elu suunas. Ja kui sa saad aru, et see reaalsus töötab sinu kasuks, ehk siis elu ei ole sinu vastu ja elu ei ole müsteerium, mida pead ära lahendama, elu on müsteerium, mida sa pead elama. Aga väga tore, kui 21. sajandil meil on rohkem teadmisi, kuidas me süsteemselt toimime, kuidas me emotsionaalselt toimime ja kuidas see aju toimib, et me saame tegelikult näha sündmusi, mis minu elus juhtub, kui arengupotentsiaali ja arenguvõimalust. Ja sealt toimub tegelikult see reaalsuse shift, et ma ei muutu enam nii väga ohvriks. Sa võid küll ajutiselt seda tunda, aga ma tean
ja kui ma olen kätte saanud selle esimese kogemuse, et see raske asi, ma tegin selle kurat läbi, ma sain selle, esoteerikud praegu mõtlevad, ütles kurat, raudselt on mustade jõududega seotud, primitiivsed inimesed, lollid. Vabandust. Ehk siis mul tekkis kohe niisugune trots. Ma olen lihtsalt nii palju idiootsusi elus näinud. Ehk siis, et sul tekib see edu kogemus, et sa oled midagi läbi teinud ja vaata, sealt toimuvad ka energeetilised shiftid inimeses. Kas seal on ka selline hirmudest läbiminemine ja siis on mingi selline võidujoovastus, et sa oled oma hirmud suutnud? Hirmuga on selline lugu, et selleks, et hirmust välja tulla, pead sa oma peast ära kolima. Kahjuks see tähendab valgustumist mõnes mõttes ja kusjuures huvitav on see, et eile ma nägin juhuslikult, mingi hetk mulle väga meeldis Osho ja mingi hetk tajas mind tohutult närvi ja minu ma tahan sellest kindlasti rääkida, minu üks õpetaja, kes oli ka Osho keskuses seal ja tema minust õpilane isegi, ja tuli välja, et ta tarbis mingit gaasi või mingit sellist nagu, kas oli naerugaas või mingi asi, mis aitab nagu keha paremini tunda. Ehk siis, ja siis see arst või kes seal seda intervjuud nii-öelda andis, ütles, et ta ei olnud tegelikult tervenisti valgustunud, vaid ta oli intellektuaalselt valgustunud. Ja see oli hästi huvitav perspektiiv, me ei tea, mis tõde lõpuks on, aga fakt oli see, et ta oli vaidluste meister ja meil on tegelikult, ma ei taha temaga üldse ennast võrrelda, aga mingis mõttes meil on see provotseeriv või selline nagu mingi olemus on temaga nagu sarnane, et siis mingil hetkel võib-olla algusaastatel ma natukene sisemiselt toetusin selle peale, sest oli ka minu õpetajaga seotud, et temast sai nagu ressurss ajutiselt. Aga kui me räägime hirmu joovastusest või sellest läbiminekust, et üks asi on see, et kui inimene on oma mõistuses kogu aeg. Ühelt poolt, kui me vaatame terapeutilist plaani, siis inimene põgeneb mõistusesse kahel põhjusel. Seal ma õpin, tekivad kontrollmehhanismid, emotsionaalne ebaturvalisus, emotsionaalne nii-öelda ei tule emotsioonidega sisuliselt nagu toime ja siis ma hakkan kontrolli omama läbi mõistuse. Mis tähendab seda, et ma põgenen siia ära ja siis ma nii-öelda ei ole sellega sisemise lapsega ühenduses ehk kehatasandiga ühenduses, südamega ühenduses, vaid ma toimin läbi kontrollmehhanismide oma mõistuses. Ja see on hästi turvaline viis, tavaliselt need inimesed on ka sellised, kes ei usu mitte midagi. Ainult siis, kui elus läheb kõik pekki, siis nad hakkavad järsku uskuma. Ja väliselt nad vahepeal näitavad ka seda, kusjuures arstide hulgas, ma ei tea, kas ma võin kõike rääkida, aga sa kujutate palju arstide hulgas on inimesi, ja on ise selle valdkonnaga palju töötanud, kes justkui nagu ka meedias eksponeerivad seda, et mina ausalt on tõenduspõhist ja kõik esu on pläma ja ise jooksevad mööda nõidu või usuvad täiega mingeid asju, et siis tegelikult on nii, et usk peab olema inimesel olemas, vahet pole, mida ta siis usub, sest see annab mingisuguse nagu kindluse inimesele ja mingi hingelise ühenduse. Ja nüüd tulles selle hirmu juurde tagasi, ehk siis täpselt seni kaua, kui sa elad oma mõistuses ja püüad elu kontrollida, ära vägistada, et sa arvad, et sa suudad kõike elus ise kontrollida, juhtida, siis tegelikult su ärevustase tõuseb, su pingestatus kasvab, stress kasvab ja sa ei luba endal lõdvestuda ja spontaanne olla. Ja siis sa oled hirmu vanglas, ehk sa paned ise ennast enda elus vanglasse. Ehk siis hirmu ei saa välja lõigata, selleks me peaksime sisalik aju välja lõikama ajust, me ühes podcastis rääkisime, aga me saame liikuda ka nii-öelda sellesse tasandisse, kui me saame aru, et me ei ole mitte keha, me ei ole meie nimi, me ei ole meie identiteet otseselt, vaid esoteerikas räägitakse palju teadvusest ja ka teadlased uurivad järjest rohkem, mis see teadvus siis on. Ehk siis me oleme selline nagu suurem nagu teadvus, suurema teadvus sees väiksem teadvus ja me kõik oleme omavahel ühendatud, aga see on ju selline nii-öelda esoteeriline käsitlus praegusel hetkel, aga mõnes mõttes väga paljud inimesed tahavadki elada niimoodi, et nad räägivad sellest, et nad tulevad sellest Matrixist välja. Aga siin on väga palju ohukohti, ma lähen nüüd ise, ma läksin käima. Ehk siis, kui me räägime, et me oleme puhas teadvus, et me tuleme nendest, vaata edukad inimesed ka tulevad vanadest programmidest välja ja loovad uusi, ehk siis see on väga ohtlik mäng, mida inimesed mängivad, mida ma näen järjest rohkem podcastides, ehk siis see Matrixist välja tulek ja et mu koodid avalduvad minus ja kui sa tuled sellest välja, siis sa hakkad elama õnnistatult, rikkalt ja kõik elu tuleb nii lihtsalt. Aga vaata ainukene, kellel elu lihtsalt tuleb, selle tulemusena on sellel koolitajal. Ehk siis sisuliselt, mida inimestega tehakse, kuna on väga palju nõrga minapildiga inimesi,
siis luuakse selline mull, loetakse mingid välismaa raamatud läbi, tehakse mitme 1000 eurosteks koolitusteks ja hästi kõrge hinnaga, siis tundub, et hästi suur väärtus on ja seal võibki olla väärtust ka, aga väga ohtlik on see, kui inimene hakkab mingist maatrixist nagu välja tulema. Mina olen mõelnud selle peale, et ma võin aru saada, kuidas erinevad süsteemid toimivad ja ma õpin pigem seda, kuidas ma niimoodi süsteemis toimin, et see võimalikult vähe mind mõjutaks, et mina võimalikult palju seda süsteemi häiriks. Ja kui ma tahan teadlikult häirida, siis ma provotseerin seda. Et ma ei astu kuskilt süsteemidest välja, sest täpselt samamoodi minu maailmas, kus on väga palju äriinimesi, sellise kahe jalaga maa peal olevad inimesi, kes võib-olla midagi usuvad, võib-olla midagi ei usu, mul puuduks nendega resonants ja see näeb seda, et mul väga paljud võimalused enesearenguks või enda jaoks, mis mulle tundub põnev, mida ma tahan kogeda, kukuksid ära, sellepärast et ma oleksin esoteeriline hull. Ehk siis kõik need inimesed, kes ma ei tea, panevad 100 üle, et 0-100, et ma tulen maatrixist välja, mul on koodid maanduvad ja ma olen ma loon kergusega ja mis iganes. Ehk siis ma arvan, et see on üks mull, see võib toimida ja jälgige ühte olulist asja. Te võite sattuda sellisesse lõksu, nagu mina sattusin kunagi. Ehk siis asjad toimuvad seni kaua, kui see õpetaja on sinuga. Sest sinu meel registreerib ära, et see õpetaja loob selle keskkonna ja tema loobki selle mulli. Ja siis on võimalik luua energiast nii-öelda selline nagu egregor või selline nii-öelda oma nii-öelda siis selline keskkond, kus ongi see illusioonidesse nagu tõmbamine inimesed, et kõik tuleb nii kergelt ja lihtsalt, aga kui ma olen küsinud neilt inimeselt, kui sa sealt kursuselt ära tulid, kas sa oled siis, ma ei tea, rahaliselt rikkaks saanud, siis öeldakse, et ei, näed, ju siis ta ei võtnud vastutust või ju siis ta ei omandanud seda õigesti ja ju siis ta ei tee midagi nagu õigesti. Väga lihtne annad vastutuse ainult inimesele. Mõnes mõttes on see õige. Lollid, et tulebki raha ära võtta, nagu öeldakse, eks. Aga ma ei poolda seda selles mõttes, et minu jaoks tuleb inimese areng ja kogu selline rahaline edu väga palju sellise enesearmastusega ja läbi selle, kus inimene sisemise arenguga on jõudnud. Ehk siis, kui sa oled sellises väikse maailmapildiga inimene, kes läheb mingile kursuse ja tahad nüüd ratsa rikkaks saada ja kerget elu elada ja kõike kergelt luua, aga sul on nii palju naiivsust ja illusioone ja sa võtadki ahmid selle sisse, vau, kas niimoodi saab ka, näed, tema on ju loonud, aga tema on loonud tänu teie rahale selle või teie nii-öelda toetusele selle, sest see selles valdkonnas võibki ju töötada, sest kui ma avaldan raamatu, kuidas saada rikkaks, kes rikkaks saab, on see, kes raamatu kirjutas, mitte see, kes seda raamatut loeb. Aga seal võib olla kindlasti väga palju põnevaid elemente. Ehk siis ma tahtsin jõuda selle õpetaja juurde. Ma ei lasegi sul küsida, ma panen edasi. Ehk siis mul oli üks õpetaja välismaal, kes kunagi käis Eestis ja oli, ma pole võimsamat kogemust kunagi kogenud. Ehk siis saad aru, sa istud tooli peal, ma olime 4-5 seal ja ta istus selja taga 4 meetrit eemal ja ma pole tugevamat energeetikaga töötajad kunagi kohanud ja mul oli tunne ühel hetkel, et ma hakkan tooli peal püsti tõusma. Nagu ma ei tea, kas siis teadvusega, keha oli ju paigal, aga sa tunned, et sa hõljud. Ja mul oli niimoodi nii-öelda selle kupli lahti, et ma hakkasin tõesti nagu, see õpetaja ise oli ka šokeeritud. Ma võisin kirjeldada, mis seina taga toimub. Ma nägin kõike läbi, ma olin täielikus zen-olekus. Ma olin täielikus selles, ta ütles, et see ongi nagu valgustumise kogemus, et me võime seda kogeda, aga on väga raske sinna püsima jääda. Ja see oli selline valgustumise kogemus, kus oli täiesti üks kõigega ja ego kadus sellel hetkel ära, et sa ei ole identifitseerinud ennast ise endana. See on väga kummaline, eks ju, seda kõrvalt kuulata. Aga see oli midagi sellist, mida ma saan siiamaani tekitada, et ma lähen endast nagu sellesse puhtasse teadvusesse, ja see oli esimese korra, kui ma üksi seda tegin, see oli nii hirmutav, et tekkis niisugune tunne, et sa kaotad nagu mingi kontrolli ära või et sa äkki kaod ära kuhugi. Aga tegelikult sa saad kõigega nagu üheks ja see on nagu ego lahustumine või sa tuled sellesse puhtasse teadvusesse ja sellest kohast on võimalik kõiki unistusi, võimalusi endale luua. Sa saad aru, et sa oled kõigega üks, aega kui sellist ei ole, ka hüpnoosis näiteks, kui me teen hüpnoosi, siis seal inimesed ajataju kaob ära, et sa saad ajas liikuda tulevikku ja minevikku ja aega kui sellist ei ole, et aeg on selleks, et meel ei läheks hulluks. Ehk siis, ja mis see õpetaja siis lõpuks tegi, oli see, et ta avas, nii-öelda tekitas minust selle päris vaimse ärkamise ja
selleks, et usaldus tekiks ka selle maailma vastu, mul ei tekkinud see kergesti, et ikkagi kogu aeg on kahtlus, et kas see on siis olemas või ei ole. Ja siis elu hakkas nagu tooma neid nii palju tõestust sulle, et need asjad juhtuvadki niimoodi või kui sa niimoodi oled, et ma olin nagu üles tõstetud nööridest ja ma drive'isin, ma kirjutasin esimese raamatu, meeletu edu, kõik sujus, ükskõik mida Ants ette võttis, kõik plahvatas nagu heas mõttes ja keegi ei saanud aru, kuidas ta seda teeb, eks ju, aga see oli isegi sama asi, see ressurss, see mingi vägi ja kõik see kohalolu ja mingi asi, mis aktiveerus. Ja siis mingil hetkel mõtlesin, kurat, ma olen 24 aastane ja kui ma praegu juba nii heas kohas olen või sellises kohas, siis mul ei tekkinud resonants enam teiste inimestega. Siis ma märkasin, kuidas ma hakkasin ise otsima mingeid probleemseid suhteid või mingeid natukene konflikti, et ma saaks sinna päris ellu tagasi tulla. Ja vaata, väga paljud inimesed tõstetakse vaimses maailmas sellesse kõrgesse sagedusse, ilma et nad oleks sisemise arenguga sinna jõudnud. Ja mida rohkem sa hoiad ennast nagu nööridega üleval, seda hullem tuleb sul ninaga mudasse kukkumine ja seda rohkem sa kukud nii-öelda sinna päris olekusse tagasi, illusioonist nii-öelda välja. Et need energiad ja asjad on olemas kõik, aga oluline on see, et me saavutaksime tegelikult nende samade asjade läbi, mida ma jahun kogu aeg, selle sisemise kasvu kaudu. Ehk siis kui mu isiksus areneb, isiksus kasvab, trauma vabaneb, siis ju energiaressurss vabaneb. Ehk siis mul enda päris olemust tuleb nähtavaks. Siis ma ei pea kuulama mingeid tädisid, kes räägivad koodidest või asjadest, siis ma toetun iseenda jõule, iseenda väele ja ma ei kingi seda ära kuhugi. Ja see on sinu naturaalne olemus ja siis ei teki seda küsimus, kuidas mõelda, kuidas tunda, vaid see aktiveerub ise, see, mis on sulle loomulikult kaasa antud. Vahepeal inimesed tahtsid kõik selgelt nägeks hakata, hakkasid seda õppima ja läksid oma teelt tegelikult kõrvale. Aga sellesse õpetajasse sa nagu kinni ei jäänud? See jutt jäi pooleli ja siis mingi hetk hiljem ta tahtis teha muga kursust ja kuna mul endal oli see kursus pooleli jäänud, sest ei saanud koroona ajal Eestisse tulla, siis mõtlesin, miks mitte. Tegime ära ja tema tase oli nagu minu jaoks langenud, ehk siis ma nägin, et tal on elus midagi juhtunud ja siis hakkas tema päris olemus välja tulema. Ehk siis ma teadsin seda, et ta on kõikides riikides raha pärast nagu konflikti või tülli läinud ja mõtlesin, et ma olen nii neutraalne sel, et muga on suhteliselt raske tülli minna, siis ma ei viitsi tülitseda. Aga temal see õnnestus. Ja ühel hetkel, kui ma ütlesin, et tead, et ma ei taha sulle neid kursuseid teha, siis ma sain aru, et ma olen talle nagu rahakott ja see kvaliteeti vastanud sellele, mida mina ise oma töös eeldan ja mingid arusaamad ka, ta oli lõpuks meditsiini vastu läinud juba ja mis iganes, et siis see läinud minu väärtusruumiga kokku ja ma tahtsin lõpetada. Ja siis hakkas väga paljud vaimsed juhid ja õpetajad on tegelikult nartsissistid või sellised piirialased isiksused. Ehk siis nad toituvad sellest, tema vajas väga palju seda, ma ei taha küll teda mustat, me saame küll hästi läbi, aga me oleme samas ploki all üksteisel, ma pärast räägin miks. Aga tema vajas väga palju seda, et mina oleks tema nii-öelda kummardaja. Aga ma ei ole see tüüp, kes kummardaks kedagi ja ta ei saanud must sotti, et ühelt poolt ma olin temaga alati hästi malbe, natukene niisugune, minu taktika on see, et ole alati hästi hea, mitte nagu teeskled, aga naiivne natukene ja inimene toob kõik oma kaardid nähtavaks, sest arvab, et sa oled loll ja sind saab ära kasutada ja siis inimene näitab, kes ta tegelikult on ja siis sa saad otsused teha. Ja tema puhul ma kasutasin sama taktikat, sest ma teadsin, et igal pool on konfliktiga lõppenud. Ja siis juhtus selline asi, et hakkas mind manipuleerima, et Ants, me peame ikkagi seda kursust tegema, et me oleme karmaga omavahel liidetud, et meil on karma ülesanne koos välja vedada. Ei, see oli kõik manipulatsioon, sest temal oli vaja raha ja mina tõin talle väga palju raha minu kaudu, ta teadis, et ta saab väga palju raha ja siis ma ütlesin talle ei. Ja sellele järgnes siis väga huvitav protsess, kus ta sisuliselt, kui me räägime esoteerikast, siis seal on olemas ka igasugused energeetilised rünnakud ja kuna tema tahtis ja rääkis igal pool, kuidas tema on minu edu taga ja tema tegi ja tema, ta vajas hästi seda tunnustust, siis kui tal ka kõik pildid on avaldatud sotsiaalmeedias, siis kõik istuvad maas ja tema istub üleval, selline nagu, et ma vajan seda, et ma oleks nagu kõrgemal. Ja siis hakkas järsku mul tervis halvenema, hakkas kõik asjad nagu, ma tundsin, et ma olen täiesti nagu läbi. Ja ma ei mõistnud küsida ka oma back-up inimestelt nagu abi. Ühel hetkel ma tundsin, et ma nagu vajun täitsa ära, et nagu tervis ütleb üles, et kummalised asjad hakkasid juhtuma. Ja ma teadsin, et see on temaga seotud. Ja siis ma lihtsalt küsisin ühel oma taga nagu back-up inimeselt,
siis ta ütles jah, et ta on sulle teinud nii-öelda surmaneeduse, kui me nüüd ESO-st räägime. Ja need, kes ei usu, lihtsalt kuulake kui põnevat juttu. Ja siis ta oli niimoodi selle kodeerinud peale natukene minu käekirjaga, et kui sa selle maha võtad, siis läheb kõik veel hullemaks. Nagu maagia töötab kordusena. Ja kui ma oleks seda läbi ammustanud, siis oleks pekkis olnud. Ja siis ma võtsin selle maha, võtsime. Ja vaata, kui keegi on sulle teinud nagu halba, siis sa ei saa seda ise ära lahendada, see on tema energia pealt, kadeduse ja selle viha pealt nagu tehtud. Siis ma panin selle laksuga talle tagasi. Ja tädi oli paari päeva pärast haiglas, täiesti kärnas või ma ei tea, mis tal seal oli, igatahes ta oli 6 aega haiglas. Ja lõpuks 8 kuud hiljem ta ääri-veeri võttis muga ühendust ja justkui nagu tunnistas, et ta tegi seda ja et me saime mõlemad oma karmalise õppetunni kätte. Ja pärast seda ta kardab mind, sest ta ei olnud harjunud, et temast jagu saatakse, aga minust on kogu esoteerika valdkond üle käinud. See on ju enamus isiksuse häiretega, mulle tundub, et kes kasutavad, on midagi teada saanud ja siis testivad ja mängivad neid mänge, nuhtlikud mängud tegelikult, aga see oli päris põnev kogemus. Ma ei tea, kas ma rääkisin liiga palju, ma ei taha kedagi mustata, aga me saame tõesti praegu nagu läbi vajaduspõhiselt, sest tema arvab ikkagi, et ma ei austa teda ja ta on mu igalt poolt sotsiaalmeediast ära blokkinud, aga WhatsApp jättis alles, siis me vahepeal suhtleme. Ja iga kord nõuab seda, et ma austaks teda. Ma ütlesin, millest sa räägid, ma ju austan sind. Et ta on minu jaoks kõige olulisem õpetaja, ja õpilane võib teinekord õpetaja ära süüa selles protsessis, et kui te ka nõiamaailma lähete, siis kui sa avad selle ukse, siis alguses tulevadki sellised kogemused, et toimuks ka selles plaanis, sest iga kord, kui sa teed mingi kogemuse läbi iseseisvalt või väikese abiga, siis sinu energiakapatsiteet suureneb ja kui sa ei tee ise halba inimestele ja ei ürita midagi ära võtta kelleltki, siis tegelikult sul hakatakse järjest rohkem neid sahtleid avama ja sinu enda sisemised jõud ja mis sulle määratud tulevad sulle. Me ei oska puudust tunda tervislikust unest, mida me veel kogenud ei ole. Looduslikud materjalid, käsitöö ja mugavus. See on Cameo. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanaha süstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Ma olen ju selle koha pealt, ma olen tihti mõelnud, et see esoteeriline maailm, et see võib olla nagu nii julm ja sealt läheb sul nagu see võimekus seda nagu ohjata. Tava inimesel läheb käest ära. Kas sa mäletad, Hiiumaal pidi toimuma meil vestlusõhtu? Ja Meri helistab, et ta lasi mingil tädil vaadata, et mul ei ole ju sellist asja, et ma ei tea, pileteid ei müüda välja ja meil juhtus selline asi, et panime Hiiumaa üritus üles, esimene päev või 2 päeva tuli mingi 20-30 piletiostjat ja siis järsku kukkus ära niimoodi, et kõik on kinni. Just ürituse korraldates ka, et ma ei tea, mis toimub, eks ju. Ja Meri ütles midagi kummalist, mina ütlesin, ma ei viitsi selle ESO-jamaga tegelikult, mis seal kummalist on. Ja siis ta helistab, et kuule, mingi tädi ütles, sa lasid kellelegi vaadata, eks ju, et keegi on teinud nagu musta maagiat. Ja siis mõtlesin, kurat, ma vaatan. Ja ma läksin siis sinna sisse nagu vaatama ja ma just ma sain sellise laksu pähe, et ma ütlesin, mu pea läheb pooleks. Järgmisel hetkel ma sõitsin koju ja mul sõideti autoga tagant sisse. Kõik hakkas nagu kokku kukkuma ja siis ma võtsin kurat selle kätte. Ma jätsin küll selle Hiiumaa ära sellel hetkel. Ma tean küll, kes mind Hiiumaale ei oodanud, eks ju. Ja lõpetasin selle pulli nagu seal ära, et tehakse ja selliseid asju, aga mul on alati see, et ma ei kasuta kaitseid, energeetilise kaitse, see tähendab seda, et ma olen ju hirmus, et ma olen piisavalt tugev, et tule ründa, aga saad vastu ka, et sa ei tohi kunagi ise esimesena rünnata nagu päriselus kakluses, ära hakka ise ärplema, aga kui sa oled juba rusikaga vastu vahtimist andnud, ma talun ära, ma võtan selle löögi vastu, ma võin ka kannatada, ma ei saa kõiki asju rääkida, sest see elu on nagu thriller olnud, ka selles ESO-maailmas ma tahan sellest olla nagu eemaldunud natuke. Siis ma saan selle laksu kätte ära, aga kui ma hakkan tagasi mängima,
siis ma ei ole näinud kedagi, kes oleks vee peale jäänud. Et eriti hull on need, kes teevad armumaagiat, kes teevad mingid, mul on must kana ära tapetud ja mulle üritatud needust siis osta. Ja siis see, kes nagu tellis, kelle ta tellis, oli minu tuttav enda nõid, eks ju, ja siis me tegime selle raha pooleks ja tappis selle kana tsirkuseks ära ja lõbutsesime selle raha eest natuke. Et siis selles mõttes tehakse igasuguseid hulle asju, et mulle meeldib elada päris elu, aga ma ei saa ka endast välja tõrjuda seda osa, mis minust on võib-olla veidrik või teistmoodi, sest muidu ma kaotan jõu ära. Ja mul oli väga huvitav, kui ma käisin tõenduspõhistega augustis, ma tulin sealt ära ja ma ei saanud aru, miks ma tunnen ennast halvasti. Nagu oli tore vestlus nendega ja sain mina natuke tuhka pähe, raputasin neile natuke tuhka pähe, nagu ei olnud midagi nagu hullu, aga ma tundsin ennast nii halvasti. Ja mõtlesin, miks ma ennast halvasti tunnen. Ja siis ma saingi aru, et nemad toimivad lihtsalt selle etteantud struktuuri põhjal, mida nad on õppinud. Neil puudub see, nagu see, ja täiesti arusaadav ei peagi olema, ja see ei tähenda, et ma oleks kuidagi parem või nemad oleks halvemad, aga neil puudub see mingisugune nagu jõuelement, mis osadel inimestel on kaasa antud. Ja see just, nimetan seda jõuks, ja jõudu sa ei saa defineerida, energiat sa saad defineerida, kas on soe, külm, hea, pehme, aga jõud on selline, mis käivitab nagu korduvate sündmuste ahelad. Ja see jõud on nagu väga huvitav, et kui ma panen ennast kuskile raami või kui ma panen, ma tahan olla nüüd, vahepeal ma tundsin küll, et ma tahan hirmsalt nüüd, kuna väga palju rünnati, siis ma tahtsin ka kuidagi ennast nagu pakendama alateadlikult hakata, et ma olen siis rohkem nagu see tõenduspõhine või üritan, mõtlesin isegi, et äkki lähen ülikooli ja samas ma teadsin, ma saan esimesel 3 aastal seal depressiooni, sest minu jaoks oleks juba igav. Ja siis ma tundsingi, et ma nagu tegin valiku nagu enda osast loobuda ja kohanesin nagu nende väärtusruumiga, nende arvamustega, sest see on kuidagi kaubanduslikult hea. Aga siis mõtlesin, fuck off, ma olen Ants rootslane, ma teen, mis tahan, mul on vaba majandus, ma ei ole Nõukogude Liit, kus peab keldris asju tegema ja ma teengi asju enda moodi, teen nii hästi, kui saan ja resoneeruvad need inimesed, kes resoneeruvad ja ma ei olegi kõigile. Et Oossu ütles hästi, et rikast inimest nagu terapeut, mitte terapeut, vaid guru. Ma ei ütleks, et ma rikast inimest, aga mõttelaadilt, et siis ma ei tea, kui inimesed käivad mu juures, ei käi madala arengutasemega nagu inimene ja see on halb öelda nüüd, aga see on fakt, eks ju, et osad on intelligentsemad, osad mitte. Et mul on väga äge nagu klientuur, edukad äriinimesed ja mitte kõik edukad, mõned on ka keskastmejuhid, tavalisi inimesi on ka, aga kes on sisemiselt nagu arengule orienteeritud, et nende jaoks see tass ei ole liiga suur. Et siis ma sain aru, et ma ei tohi ennast reeta, et see jõud, kui ma tõrjun selle välja, siis minu jaoks on kõige hullem olla nagu tavaline inimene. Ma proovisin, vaata, kui ma olen suhtes olnud, siis mul taast mõistus inimesed olnud, nii-öelda, kes on rohkem kahe jalaga maa peal, ongi hea puhata vahepeal esoteerikast ka. Et siis ma muutun väga palju nagu selliseks nagu nendega sarnaseks mingis mõttes, et üritan siis olla, et üldse et mingi atraktiivsus kahe inimese vahel on, siis peab mingi sarnasus olema, nagu see eelmise episoodis rääkis, et ta muutus sõltlasega koos sõltlaseks. Et siis ma üritan muutuda mõistus inimeseks ja siis märkan, kui vähe värve seal on, kui igav see on, kuidas lihtsalt elu nende jaoks juhtub, eks ju, ja midagi suuremat olemas ei ole, et nad elavadki oma selle primitiivse elu ära, surevad ära, nad arvad, midagi rohkemat ei ole. Et siis selles on nagu värving puudu ja siis ma hakkan igatsema seda Antsu, kes võib-olla näeb natukene rohkem või tajub natukene rohkem, aga ma ei ole tahtnud ka 0-100 esoteerikasse nagu kogu aeg minna, sest see on see, mis minu hinge nagu toidab ja see on mu isiklik protsess ja spirituaalne protsess ei pea välja paistma. Need, kes karjuvad kõik, et ma olen nii kõrgelt sagedusel ja mis iganes. No ja siis samal ajal kirjutate mulle, et kuule, ma kogu aeg tekib laste suhtes viha ja tahan oma lapsi peksta, et ma küll tegelen kõrge sagedust ja nendega, kõik on nad tegelikult sisemiselt katki ja loovad oma illusioone, et siis niisugune keeruline teema. Aga vaata, kõik inimesed, kes on läinud sellisesse enesearengusse, tegelikult jõuavad sinna esoteerika A-B-ni ja mina kaasa arvatud. Ma arvan, et ma olen kõik võimalikud asjad läbi teinud ja käinud ära ja tulnud selles mõttes samamoodi suhteliselt jalgadega maa peale tagasi.
aga nii nagu me eelmises episoodis rääkisime sõltuvusest, siis ja sina rääkisid praegu oma õpetajast ja siin ma tahaks praegu kokku panna selle asja, et tegelikult on ju nii lihtne oma õpetajast jääda ka sõltuvusse. Ja esoteerikud võivad ka teha seda, et kui vana nõid on veel, et siis tema oli ka vana nõid tegelikult ja ma ei hakka ütlema, kus maalt oli, aga sellel maal on väga tugevad maagilised vanad rituaalid ja seal võivad ka teha nad täiesti niimoodi, et sa saad luua süsteemi, et kui sa oled minuga koos, siis seda inimest saadab edu. Ja kui ta minuga koos ei ole, siis ta edu kukub kokku ja siis tekib see alateadlik seostus, et näed, ma ei saa ära minna tema juures, sest tema toob mulle edu. Ja niimoodi kasutatakse tegelikult nõrga minapildiga inimesi, konksutatakse ära nendesse süsteemidesse ja väga paljud inimesed, kes teevad on mingi metoodika või mingi esoteerilise metoodika nagu Eestis edendajad ei tea tegelikult, et nad on marionetid tegelikult päris kurjas egregoris. Ja kui nad on kutsunud kuskile selle teemalisele podcastil midagi, mul on neile öelnud, et kuule, lihtsalt täis otse, et sa oled lihtsalt nii rumal, et sa ei saa mitte millestki tegelikult midagi aru, et sa oled selles mullis sees. Ja see mull tuleb läbi teha, et kui inimene on valinud minna ka esoteerikasse või tahab seal, siis seal on väga palju toredaid kogemusi ja see ei ole vale, et sa sinna lähed lihtsalt ära liiga palju raha raiska, käi parem reisil ja naudi elu. Et siis seal on lihtsalt see, et see tuleb läbi teha, et sa hakkaksid usaldama iseennast, et sa pead oma vitsad saama nagu ka päriselus, eks ju, kui sa ei taha päriselus neid vitsusid saada, mingeid asju läbi teha, sa võid ka esoteerikasse põgeneda, aga vitsad tulevad ikka ja sa teed need läbi ja see kasvatab sinu isiksust. Ehk siis ja ühel hetkel sul ärkab see enda jõud või usaldus ülesse, et sa ei pea enam toetuma kolmandale objektile. Ja see on minu unistus tegelikult, et inimesed tuleksid sellest protsessist nagu välja, sest sa kujutate, kui palju inimesi kirjutab mulle, et nad olid esoteerikasse täiesti kadunud, aga ikka on ärevuses näiteks, ikka on see psühholoogiline probleem, sest ükski energeetiline meetod ei tee traumat korda. Ja täna hommikul ka, kui ma tulin siia, ma lugesin jälle, kuidas mingi esoteerik sai kanalduse, et enam perekondlikud mõjud inimeses ei avaldu. Lihtsalt ta ei tunne psüühika kujunemist, on lihtsalt loll ja kõik inimesed, kes müstifitseerivad asju üle, teevad asjad väga müstiliseks, ei oska neid lihtsasti seletada, siis tegelikult nad hämavad ja seal on nii-öelda teadmiste puudus taga. Ja mõnes mõttes on oluline ka seda müstikat hoida. Näiteks konstellatsiooni väli on müstiline nähtus, me ei tea, kuidas ta, eks ju, füüsikud on püüdnud seda natukene uurida, aga mõni asi peabki jääma selliseks müstiliseks, sest see loob nagu sellise nagu kuvandi või aura sinna ümber, mis et kõik ei ole ära lahti seletatud, sest mida intelligentsem on inimene, seda õnnetum ta on. Sest mida rohkem sa tead, mida rohkem sul on teadmisi erinevatest asjadest ja sa näed, kui primitiivne kõik see mäng on, siis see teeb päris kurvaks võib teha vahel. Ehk siis mina meelega hoian ennast vahepeal rumalana, ma olen öelnud, et isiklikus elus ma hoian ennast võimalikult rumalana, olengi natukene, mängin iseendaga pimesikku, lihtsalt selleks, et asjad tunduksid nagu põnevad ja müstilised, sest kui ma kogu aeg oleks selline, et ma tean väga paljust kõike, siis see oleks mulle tohutult igav ja mul ei tekiks resonantsi inimestega. Et neid seisundeid saab nii-öelda vahendada, et väga paljud ei julge tunnistada, et nad on kameelionid, aga mina julgen ausalt tunnistada, ma olengi kameelion isiksus. Ehk siis ma võin muuta ja igal inimesel ongi erinevaid isiksusi, aga ma võin muutuda sekundiga ühest energiast teise. Ja Maire Taska kunagi nägi mind konstellatsiooni tegemist, ütles, et sa vahetad nii-öelda, vaata, kui sa töötad surnutega parasjagu, sa töötad ühes nagu esoteerikul kanalis, eks ju, siis sa töötad mingi muu teemaga, lähed teise kanalist, ütles, et sa vahetad neid kanaleid nii kiiresti, et su nägu ka muutub, et kui inimesed tegelikult täpsemalt vaatavad, siis mul silmavärv vahepeal muutub, ehk siis sinakas läheb roheliseks, et mul ise näiteks mõnikord keegi pereliikmes küsis, kui sul silm roheliseks läinud ja siis ongi, et need protsessid toimuvad ka, mis paistavad välja näost, et nägu muutub. Aga energiat öeldakse, et muuda oma energiat, siis su elu muutub, muuda oma ettevõtte energiat, muuda oma kodu energiat. Mis see tähendab? Kogu aeg peab midagi saavutama ja ma olen igasuguse saavutamise vastu. Et minu statement on see, ehk siis kui sa lähed sellisesse protsessi, kus sa pead jälle järjest kõrgema energia saavutama, siis sa oled omadega lõksus ja sa oled omadega pees, sa oled illusioonis ja võib luua illusioonis ka omale selle energeetika, eks ju.
ma võin ka selle kuldse sära endale ümber luua, see ei ole üldse raske ja see hakkab ka mõjuma niimoodi. Küsimus on selles, et me ei pea midagi saavutama, vaid tegelikult sinu enda energeetiline ressurss ja ka aurakeha muutub tänu sellele, kui sa lahendad enda teemad ära. Ehk siis, kui sa avardad enda keha, et sa tuled keha tasandile rohkem, tuled mõistusest ära, töötad oma allasurutud tunded läbi, et sa ei suru asju nii-öelda kinni enda sees, mis tekitavad lõpuks, eks ju, haigusi ja sümptomeid, et sa tuled narkootikumidest välja, võib-olla märkad seda, et mis suhted tarbivad sinu energiat, aga ei anna sulle, eks nimetatakse energiavampiiriks, tegelikult seal on ka põhjus, eks ju. Mina ise annan neile selle energiaga, ma pean seda tuvastama. Ja miks ma siis annan neile, eks ju, ma tahan kuuluda, okei, miks ma ei saa kuuluda, sest ma ei ole saanud kohta oma perekonnas. Ehk siis tegelikult vastutus on kogu aeg sul, keegi ei võta sult, sina ise annad. Ehk siis, kui sa saad enda sisemusest aru, siis su meel organiseerub ümber ja sa tuled rohkem nii-öelda sellesse kohta, kus su energia on vaba ja kiirgab ja on puhanud inimesel on näiteks suur auravälja, auravälja saab mõõta, eks ju, vitsadega me kunagi mõõtsime. Kui ma olin väsinud, siis auravälja oli hästi 2 meetrit ja kui ma olin puhanud, siis läks 6 meetri peale. Et hästi huvitavalt sai seda nagu vitsadega mõõdetakse nagu seda veesooni, eks ju. Et minu ennast keskenduma peaks sellele, et mul oleks hea olla. Mitte sellele, et mul oleks kõrge sagedus. Inimesed, kes keskenduvad kõrgele sagedusele, lähevad tihti peale just sinna esoteerilisse mulli, nagu nööridega tõmbavad ülesse, aga sisemuses nad kujutavad ette, et nad Kanalda ütles, et enam põlvkondadel või peremustritel ei ole mõju, et nüüd on see kadunud, et me oleme nüüd teadvusena ärganud ja me oleme kõik imelises kohas. Aga reaalsus, mis vaatab Eesti vaimsel turul, näiteks turg on halb sõnaga ühiskonnas vastu, mis ma näen vastuvõttudel, siis see tähendab seda, et ma ei tea, inimesed sünniks õhust ja armastusest, sest ju keskkond kujundab, meil tekivad seal erinevad mustrid, erinevad traumad ja öelda, et see ei mõjuta, siis ongi see, et inimene on idioot lihtsalt või üritab endale lihtsalt turundust teha seeläbi, et inimesed endaga töötaksid siis näiteks ESO kaudu. Ja kui me räägime adekvaatsest esoteerikast, siis minust üks ägedamaid kogemusi oli mul hingamisega. Ma õppisin hingamisterapeudiks ja siis just hingamine see, et sa teed järjepidevalt seda, mitte ainult ühe sessiooni, siis üks äge koht, kuhu jõuda endas, on see ilma välisabita, on mingis mõttes hingamine, et üks asi, mida inimesed kardavad, on sisemine tühjus, aga näiteks kui muutunud teadvuse praktikat tehes, öeldakse, saad ühendust oma selle algallikaga ja enda olemusega, siis hingamise kaudu on võimalik, sa ventileerid ennast nii ära, et su kaitsed ütlevad üles ja sa ei suuda enam kontrollida, mis su peas toimub, vaid sa lähed keha tasandile. Ja siis sa kukud mingi aja pärast sellesse tühjusesse ja enamus inimestel on see välja kannatamatult raske, sest nad on harjunud seda tühjust täitma kogu aeg kompenseeritud rõõmu, viha, pingega, ängiga. Ja ühel hetkel ka, kui ma klientidel näen pärast seansi lõppu, et nad tunnevad ennast tühjana. Siis ma ütlen, et inimesed käivad Indias ja Buddha mungad mediteerivad aastakümned, et sellest jõuavad tunni ajaga sinna, et siis seda ei tasu karta, sest baasolemuses ongi siis nagu tühjus, me olemegi kõik ja mitte midagi. Ja vaata, kui inimene selle kohaga saab ühendust, mingis mõttes nagu algallikus, kus on kõike piiramatus koguses, armastust, see tundub nagu mull, millest ma räägin, aga see on võimalik saavutada endas või saavutada võid jõuda sinna. Ja kui sa selle kohaga saad kontakti, siis ärkab mingi elusus sinus ülesse. Sa hakkad seda elusust kiirgama ja siis hakkavad asjad ka õnnestuma sinu elus. Unistused hakkavad täituma. Just tekib ka see sinu oma energia, mitte laenatud energia, et näed, see õpetaja paneb mu kuskile egregori või ma astun kuskile egregori. Et ma ei kingi midagi ära, ma võtan kogu jõu, väe, energia enda seest ja käivitan seda. Ja enne seda vaatan, mis seda takistab ja vabanen sellest. Ja nii toimub areng. Ja nii ei peta inimesed ennast mingite lollakate kursustega. Ma ei usu, et nad kõik lollakad ka on, vaid lihtsalt nad peavad oma kogemused saama, et õppida ise ennast usaldama oma kogemuse kaudu. Sest ma võin öelda inimeselt, tule Matrixist välja, tead, vaata, kuidas see kõik toimub. Ei, ta läheb oma olemasolevasse keskkonda ja seal on kõik inimesed, kes on samal tasemel ja ma ei saa ju kõiki suhteid ära hakata rikkuma. Ma pean vaatama seda, et mina võiks olla nii, nagu mina olen
Nemad võivad olla nii, nagu nemad on, aga ma ei pressi oma lugu neile peale või oma arengut neile peale. Ja sealt toimub minu meelest selline nagu vabanemine, et ma suudan jääda ka olemasolevasse keskkonda, isegi kui mina olen muutunud. Et ma nõustun sellega, et inimesed on sellised, nagu nad on ja ma ei anna hinnangut sinna juurde, et sa oled nõme, et sa ei arene, sa oled mingi võlts ja sul on nii palju maske ja mis iganes. Minule meeldivad kõik inimesed nagu selles mõttes, et ole milline oled, kanna maski kui tahad, aga ma võin sind ka provotseerida, et sind panna nii-öelda siis lõksu, et iseenda maski lõksu. Sa oled kindlasti kuulnud 3D-st, 5D-st. Juudas. Ja, no öeldakse, et maasagedus on muutunud ja kõik jutud. Mulle ei meeldi need teed. Mulle meeldib elu võtta nii, nagu ta on, et siis jällegi mulle tundub, et kogu see teevärk, vaata, vaimne maailm on hästi suur tegelikult ka tööstus ja vaata, need Eesti esoteerikud ei saa ka aru sellest, et see tööstus algab USAst ja väga palju köetakse sealt peale ja see on see sama asi, et paneme inimesed kuhugi saavutama, et nad seal 3D-s, sa ei taha ju olla 3D-s, kui 5D-s juhtuvad kõik imelised asjad, väga hea psühholoogiline nagu võte ja seal on oma tõetera ka, et see ongi see 5D lihtsustatud keeles, siis ongi see, et mul on lihtsam toimida, sest mu elus asjad voolavad, jah, et aga et ma ei ole nii-öelda see emotsionaalselt ebaintelligentne ja nii edasi. Aga vaata, sinna ei jõua sellega, et ma nüüd loon selle 5D mulje, et need 5Ds tehakse niimoodi ja 3Ds tehakse niimoodi. See on raamidesse panek, see on teiste sildistamine, klassifikatsiooni loomine ja tegelikult seal ei toimu mitte mingisugust arengut, vaid see on puhas mull, kuhu need esoteerikud on mingis mõttes tõmmatud ja kindlasti nad ei ole minuga nõus, sest mõtle, kui keegi lammutab nüüd sinu uskumuste süsteemi ära, et ma olen kogu aeg 5D-st rääkinud ja inimesi 5D, ma ei tea, meditatsioone teinud ja mis iganes. Ja siis keegi ütleb, et see on bullshit, et tegelikult areng käib seest poolt väljapool, et sa ei pea kuhugi jõudma, vaid sa pead jõudma kohale. Siis võib ju vihal ajada ja öelda, et ta on nõme ja ta ei saa asjadest aru. Ja võib-olla ei saagi, võib-olla nemad saavad asjadest aru. Et see on ka see arvamuste paljusus. Et ma lihtsalt toetun oma 10 aasta või 15 aasta kogemusele, mis mul esoturus on. Ja kui ma kuulan näiteks mõnda tegijat, siis mõnda inimest kuulates mul läheb süda pahaks, mitte sellepärast, et oleks halb inimene. Lihtsalt ma näen, et seal on midagi pahasti. Et sa hakkad ära tajuma ja läbi nägema tegelikult, kas seal on midagi õigesti või seal on mingisugune asi nagu pahasti. Et kõik need energiat ja erinevad levelid või tasandid on olemas, aga need peaks aktiveeruma nagu hea õpetaja käe all või loomulikul teel sinus. Ma mäletan aegu, kui selliseid õpetajaid oli väga vähe. Ja praegu... Ja ei olnud sellist hullust. Ja praegu on nagu ikkagi tõesti, neid kasvab nagu seeni metsa all. Et see rohkus on ikka väga suur. Ja mõnes mõttes, las ta siis olla, et ega turg reguleerib ennast ise, et näiteks kui sa ajad mingi ämara jura ja midagi ei tööta, siis sa sured välja. Ja üks soovitus ka esoteerikutele, et te võite rääkida, et te peate ennast väärtustama, teha hästi kalleid kursuseid, hästi krõbeda hinnaga, et siis tegelikult olete mingis mõttes ka rumalad, et ühelt poolt sa võid mõelda nagu esoteerik, et näed, mulle öeldi see number, ma pean selle numbriga kursuse tegema, võib-olla see tuli alateadusest hoopis sul, võib-olla sa manipuleerid läbi selle, et mulle öeldi. Ma lihtsalt panen kahtluse alla praegu kõik, sest inimene, kes ei kahtle, on kahtlemata eksinud juba teelt. Sa pead kõiges kahtlema, aga mitte skisofreeniliselt, vaid esitama küsimuse, kas see on tõene või mitte minu jaoks. Ja vaata, kui sa lood väga kalli kursuse, siis Eesti ühiskonnas ei ole väga palju inimesi võib-olla, kes saaks seda pikalt tarbida, et siis sa teed oma selle ringi peale ja siis nad tavaliselt kaovad ära, sest kui sul on väga kõrge hind, siis inimese ootus ka kasvab, et ta tahab väga head tulemust saada, isegi kui seal on öeldud, et tulemus on mingi enda vastutusel. Aga kui ma ei saa selle 2 tonni eest mitte midagi, nagu, mis mu elus päriselt muudaks, siis võib ju tekkida pettumus. Ja siis tekib see vastureaktsioon, et kui sa hindad oma toote üle, ka füüsilises maailmas küsid liiga palju ja väärtust ei anna või see väärtus on inimese jaoks, tema jaoks ei ole see väärtus, aga võib-olla kellegi teise jaoks on, siis tekib negatiivne nii-öelda tunne, mida kantakse selle ärisüsteemi peale või selle inimese peale ja siis nad vaikselt kaovad ära. Nad teenivad küll ajutiselt võib-olla suure summa raha, aga neil ei ole pika perspektiivi nagu ärilist mõtlemist sellises kontekstis. Ja mina olen alati hoidnud seda hinda nagu, mul savi, kas keegi teeb kallimalt või odavamalt, ehk siis ma teen tunnetuse pealt, et nii palju, kui ma saan enda jaoks nii-öelda väärtust inimesele anda,
ma nii palju küsin ja ma ütleks mõne inimese puhul ka, kui ma näen, et ma väärtust ei saanud, ma annan raha tagasi või pool raha tagasi. Et siis minu jaoks täiesti fine, et ei ole see ego teema, et minu aeg ja nüüd sina väärtusta seda ja isegi kui ma sind aidata ei saa, eks ju, mingi tasu ikka ja, aga see peab käima nagu kooskõlas adekvaatsusega, et ennast turul nagu säilitada. Et vahepeal oli mingi trend, et kõik hakkasid mingid 500 ja 1000 eurosed kursused tegema ja siis tuleb nutuvideo, et mul ei ole klient ja ma ei tea, mis juhtus ja ma nüüd teen annetuspõhiselt ja joh, ei tea. Et mõelge ka selle peale, et kui te lähete kuhugi, et kas inimene on stabiilne, adekvaatne, et kas ta kogu aeg laperdab oma elus, et siis selle järgi saab tegelikult aru, et kui inimene kogu aeg laperdab, kord on kõik hästi pekkis, et siis sa saad inimest juhatada täpselt nii kaugele, kui kauge sa ise oled jõudnud. Ja kui sa kogu aeg laperdad ise, siis sa tõmbadki ka võib-olla selliseid inimesi ligi endale, kes ka kogu aeg laperdavad või resoneeruvad sinuga, aga õpetaja peaks olema selline, kes on ise juba 2 sammu ees, et mina olen hästi hoidnud seda, et ma pean hästi palju ka füüsilise elu kogemusi läbi tegema, selleks, et ma teaks, näiteks kohtusse Kroonika veel naeris selle peale või tegi mõnitava artikli, et Ants ütles, et ta läks kohtusse, et kogemust saada, et see minu jaoks nagu positiivne kogemus, aga nad ei saa aru sellest, et kui minul on see kogemus käes, siis mina samal ajal jälgin väga seda, kuidas need advokaadid töötavad, kas nad tahavad mul nahku üle kõrvade tõmmata, kuidas kohtunik mõtleb, kuidas see süsteem toimib, ma saan seda vaadata ju, et mis põhjal otsuseid tehakse ja nii edasi, et ma saan terve infopagasi endale sealt, mida ma saan oma töös kasutada, andes nõu nendele inimestele, kes on kohtus parasjagu mingisuguses teemas, sest mul on see kogemus endal käes. Ja see tähendab, ma kõiki kogemusi pean ise läbi tegema, aga füüsilise elu kogemus on minu jaoks hästi oluline ja ma üritan hoida ennast selles kohas, et see oleks mul endiselt põnev. See pimesiku mängimine natukene, eks, et kukkuda vahepeal nendesse lahendamatutesse müsteeriumitesse, et elu tunduks jälle huvitav. Mis sa manifesteerimisest arvad? Toimib. Ja, toimib. Ma ei saa nüüd rääkida enda kogemusest, sest mul on Artur, mu elukaaslane on Artur ja Artur on siis pealuu. Ma pidin just ütlema, et äkki sa täpsustad. ei tundnud skapist välja praegu. Aga kui te tahate, siis see võib niimoodi, ta võitagi niimoodi mõelda. Ehk siis Artur on siis 15-kilone labradoriidis pealuu, ma ei usu kividesse nagu niimoodi, et kanna kivi püksis või kaelas ja siis õnn tuleb. See on samamoodi üks viis, kuidas inimesed tegelikult saavad ühendust oma sisemise jõuga. Ja vaata, kui võimekad on inimesed, et kui te olete ostnud endale kivi või mingi medaljoni, siis küsimus ei ole selles energias, mida see kannab. Küsimus on selles, et sul on usk sellesse medaljoni, sellesse kivisse ja see aktiveerib sinu enda sisemise usu jõu ja sa tuled oma piiravatest, limiteerivatest uskumustest välja ja siis hakkab see asi mõjuma ja siis sa registreerid ära, et see kivi teeb mulle seda. Aga pealuudega maiad, vaata, kasutasid pealuid palju ja nendega on omaette teema ja mul on oma nii-öelda see jõud, ehk siis näiteks ma olen täiesti, ma siin lennukist rääkisin, kui sa ütled, et ma ei taha Eestisse minna, lennuk saab välgutabamuse, aga neid asju on palju, näiteks ma üks päev ütlesin, et ma ei tahtnud autot tegelikult ära müüa, ma müüsin autot pikalt ja siis ühel hetkel ütlesin, kuule, nüüd võiks küll autol ostja tulla, et nüüd ma olen sellest autost väsinud, et tahaks uut. 2 päeva pärast tuli ostja. Siis parkimiskohaga, näiteks kui ma juba sõidan tööle, mul maja ees seal, ma tean, et on kogu aeg täis, eks ju, ja siis ma peas juba loon, visualiseerin selle tunde, kuidas ma pargin, see käib minuks hästi lihtsalt kiiresti ja üllatus, kui ma jõuan sinna, keegi sõidab täpselt välja ja ma testin niimoodi kogu aeg, et tekitada seda usaldust mingites kontekstides, ükskõik mida ma tahan. Kunagi ma lolli peaga ütlesin, et ma olin vist 20-ndates hüpnoosi läbi, ma testisin hüpnoosivõimekus ka ja siis ma peegli ees sisendasin, et minust saab Eesti kuulsaim hüpnotisöör juhtuski. ja seda kõik hakkas ise tööle. Ehk siis NLP, mulle meeldib väga niimoodi aju, vaata, kui me räägime NLP-st või hüpnoosist, siis aju paneb asjad tööle selle järgi, mida sa talle kõige rohkem sisendad või kordad. Aga manifesteerimisel on hästi oluline see, et väga paljud inimesed manifesteerivad midagi, millest neil sisemine võimekus puudub. Et ma tahan omale, ma ei tea, unistuste meest, unistuste naist, rikast kaaslast.
ise oled arengutasemelt nagu kerjus ja emotsionaalselt võib-olla oledki nahaaleks, siis miks peaks sulle siis see rikas inimene tulemaks ja võib-olla antaksegi ja siis tegelikult hakkad temaga koos kannatama ja siis sa teed ikkagi selle protsessi läbi, kus sa pead minema. Et siis unistus, mida sa manifesteerid, peab olema sinu arenguga kooskõlas, adekvaatne ja see ei tähenda, et see peaks limiteeritud kuidagi olema, aga hästi oluline on siin see, millest me oleme eelnevatel episoodidel rääkinud, et sa ei tee seda oma mõistuses ainult, vaid sul peab tekkima ka see tunne sisse ja see tunne selline, et sa oled nagu selles kohas juba sees. Et kui ma näiteks midagi loon endale, siis ma loon mõnikord niimoodi, et näiteks kui ma tahaks mingi inimesega, näiteks minu jaoks põnev inimene tutvuda, see täitsa kummaline. Ma kujutan ette, et me istume nagu kohvikus ja ma tunnen, kuidas ma taga vestlen nagu vaimu silmas. Ja siis mingi hetke pärast meie teed ristuvad. Ja mõnikord on ka niimoodi, et ma näen meedias mingit uudist kellestki või millestki või näiteks mingit õnnetust. Ma tean, et see lugu jõuab minu lauale või see lugu jõuab minu lauale või see inimene tuleb varsti küsima abi, et ma ei sekku ise. Aga loomine tõesti, ma olen kõik asjad loonud lihtsalt selle tunde pealt, ehk siis kui sa suudad hoida 5 minutit oma unistust, proovige, see ei ole üldse nii kerge, 5 minutit oma unistust või oma soovi oma peas aktiivsena ja tood sinna tunde kaasa ja elad selle nagu läbi selles tundes juba, siis sinu alateadlik meel nii-öelda hakkab ligi tõmbama nüüd neid inimesi, neid olukordi, mis aitaks sul selleni jõuda. Näiteks müügis, kunagi kui ma töötasin müügis, siis NLP üks tehnika oli see, et kirjuta omale eesmärgikaart, et näiteks mul on see 60 või 100 müüki ja alla kirjutad, see ongi nii. Ja paned selle koha vahele, kus sa kõige rohkem seda vaatad, eks ju. Minul olid arvuti laua peal, aga võib ka rahakoti vahepeal olla, siis kui sa kogu aeg seda vaatad ja sisendad, siis vaata, mida rohkem nagu alkoholigagi, eks ju, kui sa jood seda ühe korra, hakkab hea olla, jood teist korda, hakkab hea olla ja nüüd, kui sa vaatad seda paberit, et sul on 60 müüki ja sa vaatad, et näed, müük tuligi ja sa loed seda paberit ja see ongi nii, siis hakkab samamoodi ju kinnituma sinusse, et me kasutame seda sama mehhanismi sinust positiivselt ära ja siis need asjad hakkavad nii-öelda juhtuma. Et siis, aga kui sa hakkad maagiat kasutama unistuse või asjade väestamiseks või see peab olema väga teadlik, see peab olema siis, et sa tead, et sa lõivu ei maksa selle eest. Et kui te saate elus kasutada elu niimoodi, et te maagiat ei tee, see on väga hea. Aga kui te elate oma elu maagiliselt, see on hea. Ehk siis maagia tähendab ka tihtipeale seda, et ma võtan laenu ja siis maksan seda kunagi hiljem mingi asja eest tagasi. Et kui see ei ole mulle määratud ja ma tõmban selle jõuga, siis see näitab seda, et sa vägistad elu enda käes ja sa ei usalda protsessi, ja usaldamine ei tähenda seda, et ma lasen elul juhtuda, vaatan, mis minu juurde tuleb. See on niisugune naiivne asi, et sa pead tegutsema selle põhjal, mis impulss sul sisse tuleb. Näiteks ma ei tegutse, ma ei tee ühtegi asja ennem, kui see impulss mind ei ole kätte saanud. Ja see impulss ei tule niimoodi, et pähe tuleb mõte, nii, äkki peaks seda tegema. Vaid tuleb mingi sisemine teadmine, vaata see nõuab kehaga kontaktis olekut, et mingi asi hakkab kerima minu sees. Ma peaksin seda tegema või peaksin selle inimesega kontakti võtma ja ma ei tea, mis põhjusel ja ma ei tohigi teada, sest muidu meel hakkab igasuguseid konstruktsioone looma, vaid ma järgnen sellele tundele. Et näiteks kui mul tekib kellegi suhtes armastus või tunne, et ma tahaks temaga nagu võib-olla suhtes olla või deitida, siis ma ei jäta seda väljendamata. Ma kirjutan selle inimesele, mida enamus inimesed teevad. Ma ei julge, mis ta must arvab, aga vaata, kui ta nõmedalt pärast räägib või käitub sinu halvasti, see näitab midagi selle inimese kohta, mitte sinu kohta. Minu arvates siirus mängib igasuguse ülbitsemise ja ego teema üle. Ehk siis manifesteerimist kui sellist saad sa luua tegelikult tunde põhjal, et seal ei ole mingit sellist müsteeriumit vaja luua. Mõnel inimesel toimib visuaalne meel või kirjutamise kaudu. Kirjutad endale välja, aga sa ei tohi jääda kinnisideeks, ei tohi sa jääda, vaid see tuleb nagu ära luua enda sees, nagu programmina lood sisse ära ja siis lasta sellest lahti. Aga sa tegutsed ikka edasi, eks ju, sa hoiad seda kuskil kukles endal, aga sa ei kinnitu selle külge. Sest mida rohkem on meeleheidet, seda rohkem nii-öelda energia blokeerub, eks. Ja vaadata ka seda, et kas see soov on ego soov või see on päriselt mis mind teeks õnnelikuks ja rõõmsaks. Et see manifesteerimine peaks olema nagu vajaduspõhine.
sa ütlesid enne, et sa vaatasid ka peeglis endale silma. Hüpnotiseerisin iseennast, ehk siis hüpnotisööridel on alati silmad väga olulised elemendid ja silmade kaudu liigub enamus energiat inimesel välja ja ka sisse mingis mõttes, et siis inimene on energiat silmade kaudu väga palju välja ja kui sa vaatad iseendale nagu peegeldusest, et sa teed nagu oma peegelpildile, see on samamoodi nagu teraapias ma panen padja, eks ju, distantsile, ehk siis ma oma minapildile annan sisenduse, ma lihtsalt testisin neid ja vaatad peeglis sügavalt silma, noh, öeldakse ka, et vaata peeglis ja ütle, et sa armastad ennast. Need asjad ei pruugi töötada, sest armastuse teema käib natuke teistmoodi, et kus me oleme natuke rääkinud ka sellest, aga selliseid sisendusi saab teha ja saab ka teha rahalisi sisendusi niimoodi ja siis hakkad asjad juhtuma. Ehk siis, kui sa lõpuks saad aru sellest, et kõik sinu elu takistus on lihtsalt sinu enda mõttekonstruktsioon, mis on takistusena, et kui sa tuled sellest limitatsioonist nagu välja ja saad selle usaldava kogemuse kätte, et midagi juhtub, siis hakkab see usaldus või jõud sinu sees nagu kerkima ja siis hakkavad asjad juhtuma. Aga siin on ka väga oluline tähele panna seda, mis kogemust inimene on siia maale tulnud läbima. Et sa peaksid teadma, mis need baasteemad sul elus on. Mida sa lahendad üldse, kes tuleb suhete teemat lahendama, kes ei pea üldse rahaga elus tegema, tal seda kogu aeg igalt poolt tuleb, sest tema fookus elus on lahendada midagi muud, millegi läbi kasvada. Ja kuna valgustumiseks läheb nii palju aega ja ma ei usu, et keegi seda nii väga lihtsalt saavutab, siis ei ole mõtet meil rääkida sellest, et me astume kõigest välja, et see valgustumise kogemus võib kogeda hetkeliselt, ka väga siis, kui sa oled mingis erilises rahuseisundis, et kus tunned, et mina nagu lahustub või mind ei olegi. Saade kappab sellise tempoga, aga võta... Mul on niisugune tunne, et ma räägin mulli, aga mulle tundub, et on nagu... Ei, tegelikult ma tean, et väga paljud inimesed, lihtsalt kui te mõtlete ka neid inimesed, kes on nagu mõistusinimesed, siis te peate aru saama, et meil on üle 100 000 inimese, kes on Eestis täiesti esoteerikas ja kes tegelikult, kui sa vaatad suures pildis, arengut ei saavuta, vaid nad tammuvad elus ikka ju sama koha peal, kuigi nad on käinud oma rahakoolitustel ja asjadel, et siis ma ei taha ka kedagi nagu halvasti tundma panna, et uskumuste süsteemi nagu lõhkuda, aga vaata, mingis mõttes on ka oluline vahepeal inimesi nagu raputada või anda mingit lihtsat perspektiivi sisse, et kõik ei pea olema nii müstiline ja ei pea kuhugi jõudma, vaid et kuidas see areng siis toimub minus. Aga räägime natuke rahast ka, kindlasti selline tuline teema. Mis põhjusel kellelgi on raha ja kellelgi ei ole raha? Pingutada võivad täpselt ühtemoodi. Ja, pingutada võivad täpselt ühtemoodi, aga esiteks, kes oskab raha teha? Ehk siis vaata see rahatarkus ühelt poolt, et kes oskab raha enda jaoks tööle panna, kas oled jäänud lõksu, ehk siis oma piirkonna lõksu, oma töölõksu, lihtsalt kui sa töötad kuskil näiteks maakohas, töötad müüjana, töötad kuskil tehases, siis on väga raske sul neid miljoneid hakata teenima ükskõik kui kalli kursus läbi, sellepärast et su keskkond on nii-öelda selline nagu ta on. Ehk siis, aga raha on väga palju seotud ka sellega, et ükskõik kui palju inimene raha saab, siis mõnel inimesel niimoodi, et ükskõik palju raha on, tal ikka raha ei ole. Ja see on nüüd programm võib-olla, et rahaliselt on hästi huvitavad dünaamikad, ehk siis ühelt poolt võib see olla seotud lojaalsusega, et kui sa vaatad suguvõsas näiteks oma inimesi, et kui keegi omas näiteks palju raha ja vaata, hästi palju inimesi küüditati selle tõttu, kui oli midagi ära neilt võtta, siis tihtipeale võib sealt luua niisugune kaitseprogramm, mis hakkab nii-öelda põlvkondade kaupa käima, et rikas on ohtlik olla, et nii kui ma raha saan, ma kulutan kõik ära. Ja sinna võib lisanduda ka see, et ma ei ole väärt. Ja siis võivad juhtuda ka nii, et asjad hakkavad lagunema, et nii kui ma raha saan, auto läheb katki, pesumasin läheb katki, et see raha ikkagi kaob kuskil ära. Et see on nüüd mustriline protsess, kus tegelikult süsteem toimetab niimoodi ja sinu energeetika toimetab niimoodi, et sa kaotaksid, sest raha omamine on eluohtlik. Ja see on küsimus, kelle lugu see tegelikult on ja see on vaja nähtavaks teha ja siis see vabaneb. Lihtne. Kui me nüüd räägime koodidest, siis loodan, et teil koodid maandusid aiu. Tegin nalja. Täitsa tavaline protsess. Teine asi, vastuvõtmine, eks ju.
raha algab ka tegelikult sellest armastuse tundest, enesearmastusest, hästi ära leierdatud teema, aga vaata, see enesearmastus ei saa tekkida sellest, et ma käin poes, ostan ilusad asjad endale. Enesearmastus hakkab sellest tundest ja vaata, kui ei saa vanematelt ikkagi seda tunnet kätte, siis see algarmastus on see kõiksuses nii-öelda olemas, et see on ka üks viis, et mida me rääkisin, et sa lähed sinna algallikasse kohale ja sealt aktiveerub see kohalolu tunne ja see, et kõik on üks ja see nii-öelda üks olemise armastus, et seda on võimalik kogeda ja siis kaovad need limiteerivad uskumused ära, et mida rohkem sa seda enda sisemust nii-öelda lahti vabaks lased, et siis sa võid nagu vastu võtta, et raha oma olemuselt on ju kerge mänguline energeetiliselt ja kui sa lähed sinna, projitseerid oma nii-öelda isiklikud traumad, turvatunde, 100 miljon asja, mis sul on puudu elus ja tahad seda kõike rahaga kompenseerida, mida sa sisemiselt ei suuda endale pakkuda, siis see raha on vangis, siis see raha on takistatud ja siis tuleb ka need mineviku mustrid sinna sisse. Ehk siis plats puhtaks, uskumused vabaks ja raha tuleb. Ja raha tuleb ka, minul ei ole tõesti nagu, kuigi ma ei ole rikkast perest tulnud, ma olen teemal hüppan, aga see pingutus ka, et õppida nagu pingutama elus ja pingutusi tähendab, et see on karistus kuidagi, et ma pingutan. Pingutus peab olema põnev, et minu arvates, kui ma saan liiga palju raha, kui mul on liiga palju raha käes, ma muutun laisaks näiteks. Ehk siis see on täiesti fenomenaalne, kuidas ma ei taha mingeid asju teha, kui mul on liiga palju raha. Sest elu on ju lihtne. Ja see ongi üks lõks, et inimesed otsivad kogu seda vabadust ja lihtsat elu. Aga teate, kui te selle kätte saate, siis tundub nii igav, sest kõik teised ju rabelevad. Ja siis mulle meeldib raha kulutada vahepeal, ehitan näiteks kuskil Võrumaale maja, kuuleb hästi palju raha, et ma saaks seda jälle juurde teenida, et oleks põnev ja ma tahan seda alati põnevalt teha, et see oleks nagu kire ja põnevusega ja ma mõistangi, et see on niisugune elu, mille ma olen endale loonud, aga väga paljud inimesed ei saa ja see võib ka närvi ajada, et kuidas mina siis saan, kui ma olen näiteks tehasetööline või lihtne inimene. Ja siis, kui ma nende inimestega olen suhelnud, siis nende jaoks ei olegi see raha nii oluline, nende jaoks on lihtsalt inimsuhted kõige väärtuslikumad või head suhted oma perekonnaliikmetega, et mul on hea kodu, kus ma saan puhata ja olla, et see raha tagaajamine ei ole elus kõige tähtsam, aga ta annab sulle võimaluse tunda palju rohkem emotsioone, seigelda, reisida, ta annab sulle võimaluste paleti ja kuidas selleni jõuda, see $1 miljoni küsimus, aga kindlasti ei peaks see käima mingi esoteerilise koodi kaudu, vaid see võiks käia pigem selle kaudu, et mis on mu limiteerivad uskumused, mis programm on suguvõsas, mis näiteks kui on väga palju pettureid olnud suguvõsas, petjad, kes on varastanud, siis see võib ka kanduda niimoodi, et näiteks ma loon mingi äri, kukub kõik kokku, aru ei saa, nagu ühtegi uskumust ka enam ei ole, aga need on lojaalsusprogrammid, et ma karistan ennast koos nendega, kes kunagi petsid. Et seal on ka sellised dünaamikad võivad meid mõjutada rahalist seisu. Ehk siis ma ei viitsi seda lugu rääkida, et tee seda, mis on su kirg ja siis asjad tulevad, see on nii ära leierdatud jutt. Et raha on müstiline element, hästi vaba, ta tahab olla rõõmus ja kohe, kui sul on raha suhtes negatiivne tunne, siis tegelikult küsi, kui vana sa oled, kui ma seda tunnet tunnen ja kus see tunne alguse saab. Et raha ei ole see, kelle kaudu sa pead lahendama tegelikult oma turvatunnet, ta küll loob nagu turvalise keskkonna, aga kui sa paned kogu ootuse rahale või kogu oma elu sellele, et sa pead palju raha teenima, siis sa lihtsalt teenid tegelikult mingit traumast tekkinud nagu puudujääk. Ja sa ütlesid, et enesearmastus võrdub siis nagu raha. Ja enesearmastus võrdub raha selles mõttes, et kui sul ei ole ka kiindumismuster, eks ju mõjutab raha, ehk siis kui sul ei ole sellist nagu ärevkiinduja, ta kannab igale poole selle ärevus kaotada partnerit, ärevus kaotada raha. Me ei saa töötada sellega, et miks raha ei ole või miks ma raha kardan, vaid mis ma päriselt kardan. Vältiv kiinduja näiteks, samamoodi, see võib ka rahas väljenduda. Ehk siis, kui ma saan raha, võib hakata kaduma, et ma saaksin tunda jälle seda hüljatust, kaotust, et oleneb, mida inimene sellesse rahasse on projitseerinud, mis tema uskumuste süsteemis nagu sees on. Et jah, tead, mul on isegi mingi blokk selle raha teemaga, seda nagu jagada või, sest ma ei tea miks, sellepärast, et see on kuidagi nii lai teema ja minu arvates raha tuleb neile, kes tegutsevad. Rikkaks saab ikkagi ettevõtlusega, mitte palgatööga, see on fakt. Ei ole mõtet luua illusiooni, kui sa oled
poemüüja või mingi muu asi, et sa nüüd hakkad, ma ei tea, kõrvale panema ja või ma ei tea, läbid mingi imelise kursuse ja siis kõik rahalaevad sinuni jõuavad. Raha on tarkadele inimestele, kes oskavad sellega midagi ette võtta ja minust praegu ühiskonda väga järjest rohkem nii-öelda haritakse seda majanduslikku haridust, et sa võid investeerida, sa võid raha uuesti taas luua, et küsimus algab sellest, kas oskad raha taas luua ja näiteks esoteerikud, ma ei ole küll seda ise teinud, aga oskavad ju raha taas luua, nad teevad kursuse ja siis sa saad järgmisele levelile uus kursus ja kogu aeg on selles nagu sees ja nad tegelikult kaas toodavad kogu aeg endale raha, et nad hoiavad inimesi konksu otsas. Ja see ei ole vale, see on ju äri. Inimene on ise vaatab, kas ta saab sealt väärtust või ta ei saa sealt väärtust. Aga see on tark ja saab rikkaks, kes oskab seda teha. No ma olen aus. Just, kas sa horoskoope usud või neid ennustusi? Ma ühes saates rääkisin ka, et mulle praegu enam ei viitsi. Kindlasti on neil toetavaid elemente, aga milleks? Kui ma kuulan neid horoskoope või taroskoope, on tore meelelahutus. Et siis väga hea on ju, kui sa oled nõrga minapildiga inimene, vajad välist toetust, miks mina saan öelda, kuidas mina saan öelda, et see on vale? Kui temale teeb see tuju jaoks, et talle öeldakse, et näiteks, ma ei tea, Kaljukitselt tuleb hea päev, tegele suhetega, mõnikord seal võib tekkida selliseid asju, et võib-olla tõesti ma peaksin selle suhtega töötama või äkki ma peaksin tõesti oma tööasjaga vaatama. Et inimestel on vaja vahepeal, mida me siin podcastis ka teeme, tuletame ju asju ka meelde mingis mõttes, mida võib-olla väga paljud inimesed juba teavad. Et vahel on hea saada mingit impulssi, aga ei tohi nendesse kinni jääda. Astroloogiat? Ja astroloogiat mina usun puhtalt sellepärast, et mul on isiklik kogemus. Ma ei usu seda ennustusena, et astroloogia ei ole ennustus, astroloogiline näiteks sünnikaart võib näidata ära inimesele väga täpselt, mis on tema anded, ilma et see astroloog midagi selle inimese kohta teaks. Ja ta võib väga täpselt rääkida ära selle inimese olemuse. Ja minu jaoks on täiesti kummaline, kuidas tähtedes on mõnes mõttes meie saatuskirjas, et ära mõtle selle peale, et kõik on nüüd kirjas, et sa ei saa midagi ise muuta, aga luba elul nagu juhtuda siis, kui sa tegutsed. Ja see, kes tegutseb, sellel asju juhtub, et mitte seda karta. Et astroloogias on väga palju häid seise, mida sa saad teada, kuna midagi teha, kuna midagi oodata ja kuna fookust kuhugi panna, aga sa ei hakka selle järgi elama, vaid see annab sulle impulsid lihtsalt kätte, mis resoneeruvad sinu enda eluga. Ja see on niisugune, mis ei pane sulle programmi peale. Et näed, mina näen, et sul läheb nii, vaid ta on minu astroloog küll, Margot Veidemann, ütlen välja, võid külastada ta, ütleb küll väga selgelt mingid seisud välja, kuna on pingestatud periood, ütles mul lahkumineku kuupäeva kunagi väga täpselt, et selle, et mul on kaevus kolibakter, ta ei teadnudki, et mul kaevuga probleem üldse on. Siis haiglasse kukkumise kuupäeva, kus on nagu suremise oht isegi, eks ju, et on kõik sellised asjad mulle tegelikult ette öelnud ja nagu karmalise suhteperioodi, et mul ongi see kuni 28. eluaastani või 29. eluaastani nagu selline karmaline periood suhetes, kus ongi, et sa võid mõelda küll, et sa lood harmoonilise suhte, aga sul tahavad nagu sealt oma õppetunnid või asjad, mis sa pead nagu hingena nagu läbi tegema. Ja see on päris huvitav, see on, kui ma tagasi mõtlen, see ongi niimoodi olnud. Ja nüüd on esimene, kui see podcast eetrisse läheb, ma võin kuulutada ennast astroloogilise seisu järgi täiskasvanuks, et sa pidid muutma minu maailmapilti ja näiteks ütles see aasta maikuus mul toimub mingi vaimne valgustumine, et ma ilmselt kirjutan raamatu siis, et mul on vähemalt plaanis. Et jaa, seal on väga huvitavaid elemente, mida kindlasti, mida ei saa eirata, mis on nagu tõesed. Me olime ühel vestlusõhtul ja meil oli paus ja siis sa võtsid, ma isegi ei mäleta, mis asjas endal taskust välja võtsid ja hakkasid pendeldama mulle mingit asja ja ma ei saanud isegi aru, mis asi see oli. No pendel see kindlasti ei olnud, see oli midagi muud, mida sa keerutama hakkad. Kas ei mäleta? Kas sa okei, kui sa isegi ei mäleta, siis ma tahtsin tegelikult sul praegu küsida, et kas sa endale aegalt pendeldad? Ma pendliga vahepeal mängin, aga see on pendel, vaata väga palju, sa pead olema täpselt selles hästi keskkohas, aga ma näen ilma abivahenditeta alati paremini. Ehk siis, kui ma mingit olukorda, situatsiooni vaatan, mulle paljud äriinimesed helistavad ju isegi sellega, kas võtta seda tööle või kuidas, mul on sellised valikud praegu ärialaselt, kuidas neid teha, siis ma ei hakka pendeldama neile, ma ei hakka kaarte panema, vaid ma kasutan nii ärisüsteemi teadmist, ärisüsteemi psühholoogiat, kui ka seda enda tunnetust ja taju ja tavaliselt on see väga täpne ja siis ma kombineerin need kokku ja mitte ma ei ennusta inimesele, et mida ta peab nüüd tegema, vaid ma annan inimesele lihtsalt kinnituse ja siis ta ütleb, et ma tundsin ise täpselt samamoodi.
et ma peegeldan inimesele tema enda tunnet, mida ta ise ei julge usaldada. Ja siis ta saab teha ise valiku, nii et vastutus jääb talle. Et mulle ei meeldi ennustusega ette öelda, siis ju sinu ennustus hakkab ju realiseeruma. Et ma ei taha väga ennustada inimestele. Ja pendeldamine on vahepeal enda lõpuks teen, aga mu sisemine tunnetus on nagu täpsem, kui ma olen heas kohas, kui ma olen puhanud, siis on tõesti see, et ma võin näha kõike. Nagu ma võin surfata igal pool, aga väga ei viitsi ka, sest näiteks inimeste suhetes ma ei viitsi üldse tuhnida, see on kõik samasugune. Ja kui keegi küsib, mis mulle elu toob või siis vaatad inimest, et sa keskpärasuse lõksus, et kui sa tahad, et su elu muutuks, siis muuda olemasolevat elu ise. Ära oota, et nõid või maag või keegi ütleks sulle, et tead, su elust tuleb see ja uus kaaslane veel parem, kui sa ise oma elus mitte midagi ei muuda. Et võtke vastutus endale ja muutke ise oma elu, mitte ärge elage teiste sõnade ja ennustuste järgi. Kui vahel seda vajad, küsi toetust kellegi, kes seda teeb ja on väga häid tegijaid, kes panevad väga täpselt kaarte igasuguseid asju, aga mingil hetkel tuleb ka ise suureks saada ja enda peale ja enda usaldusele toetuma jääda. Kas see võiks olla ilus saate lõpp praegu? See võiks olla ilus saate lõpp, jälle see tund 15 möödas. Loodan, et te saite siit mingeid mõtteid, ärge siis väga pahandage, või kui pahandage, kui teiega need mõtted ei resoneerunud, esoteerikud, kes kuulasid, aga võib-olla andis mingit värskust või otsekohesust selles kirjus maailmas, mis esoteerika endas kujutab ja ma kindlasti sellist vaimset tärkamist, mul lõeb üks saate külaline järgnevates saadetes. Sinul ongi ju viimane saade vist meiega. Äkki on, mine tea. Et siis võib-olla tuleb ka uus hooaeg, siis aitäh, et sa oled praegu minuga seda maratoni siin saaretega teinud ja väga tore on sinuga olnud vestelda ja sa ikkagi ju esitad õigeid küsimusi ja häid küsimusi ja hoiad seda ruumi väga hästi. Jaa, et muidugi, mul on väga hea meel, et sa mind siia kutsusid ja väikse pisara viskab praegu silma. Aga tegelikult... Teie, Merje lahkumise teie. Aga ma tahtsin öelda veel selle sama teema lõpetuseks, et tegelikult on see ju väga okei, kui kõik inimesed mõtlevadki täpselt nii, nagu nad tahavad. Just. Ja vahel on lihtsalt vaja, et keegi haamriga pähe annab ja kutsuks nagu korrale siis, kui sa ise ennast nagu kaotanud kuhugi ära ja arvad, et et oled ise segaduses, et siis on hea ka erinevaid perspektiive kuulata, et tehke kõike seda, mis teie puhul toimib ja usaldage oma tunnet, mitte Antsu sõnu, vaid käige oma jalgadega, oma silmadega ja kui sa hakkad kellegi teise silmade jalgadega käima, siis oled sa kahtlemata eksiteele läinud. Sest ma mäletan sellest hetkest, kui ma sain aru sellest, et ei saagi oma tõde mitte kellegile rääkida, sest kui me oleme 10 inimest ümber laua siis, ja meil on kõikidel oma tõde, siis see ei ole mõeldav, et kõik saaksid mõelda nii nagu mina. Ja kui sa sellest nagu aru saad, siis tegelikult läheb nii palju lihtsamaks endal. Ja kui sa paned 3 inimest siit kõrghoone katuselt välja vaatama, siis kõik kirjeldaksid Tallinnat väga erinevalt. Ehk siis igaühel ongi oma tõde, oma kogemus, lihtsalt saab anda inimesele mõttelõngu, aidata teda sellel hetkel, kui ta on jäänud võib-olla ise arengu lõksu või mingi esoteerika lõksu, et kainestada vahepeal inimest ja siis ta saab oma rada edasi käia, et miski ei ole vale, mis sinuga juhtub, kõik avaldub sinu kaudu ja sinu valikute kaudu, lõppkokkuvõttes on see meie otsus, meie valik ja nii me seda elu elame. Just, ja elu nii lihtne ongi. Elu tundub alati podcastis nii lihtne, aga päris elukogemused on natukene võib-olla raskemad, aga mõttelaadi küsimus, eks ju, ja see sisemise seisundi küsimus, et näiteks mulle pakuvad nalja väga paljud olukorrad, jälle nüüd võitakse mõelda, et ma naeruvääristan inimeste probleem, aga kindlasti mitte, aga lihtsalt inimene ei näe, kui naeruväärne see lugu võib-olla on, et tema jaoks tundubki see reaalne, aga tegelikult võib see lahendusele väga lihtne ja siis inimesed upuvad oma draamasse. Ühesõnaga mingi video, mis me oleme kunagi teinud, mul on jäänud sealt meelde üks lause, et elu on lihtne, aga ära seda ise, ära tee draamat sinna peale, mingi selline. Elu ongi lihtne, meel teeb selle elu dramaatiliseks ja juba see, üks asi ongi see katsuge reaktiivsus maha saada ja areng on kohe garanteeritud, et vaadake, mis teid reaktiivseks ajab, et kui te tahavad mingid suvalised podcastid närvi, mingi ühiskonnas toimub sündmus, paneb su ebaõigluse nii meeletult sinu sees pulbitsema, siis see on ebaõiglus, mida sa ise kogesid või mis sinu süsteemis on ja nüüd sa üritad seda lahendada nüüd selle 3. objekti kaudu, et üritada nendest seostest aru saada, et sa ei pea kõige peale reageerima, et sa kulutad nii palju energiat, mida sa võiksid oma elu loomisele luua ja kui su elu
lood sellegi peale, et sa ebaõiglust nii-öelda lahendad, siis sa võid politseinikuks minna. Ja kui sa lähed sellesse reageeringusse, siis me kindlasti rääkisime mingis episoodis, kuidas selle reageeringuga hakkama saada, nii et ma väga loodan, et inimesed on siit praegu saanud endale ma loodan, et sai asjalik ja tore vahepeal minu jaoks lihtsamatel teemadel ka rääkida, et aga inimestele ei tohi anda ka väga palju siis sügavat esoteerilist tarkust või rituaalasju kätte, nagu kohe lollusi tegema. Ma olen näinud seda ja kui sa näiteks ma enda asju ei jaga, mida ma ise teen, sellepärast, et kui sa jagad enda tehnikat või asjad välja, mida ma ise kasutan, siis need kaotavad mõju ära. Ehk siis loo oma sõnad, loo oma mantrad, mis sa tahad ja ära neid teistele jaga. Aga selge, aga paneme siis tänaseks raamatu kinni. Just, aitäh, et kuulasite ja kommenteerige, vaadake, jagage podcasti ja kõikide kommenteerijate vahel, kes kommenteerivad YouTube'is selle episoodi alla, mida nad siit kaasa võtavad või mida nad taipasid või mis neid häirima jäi, võite ka julgelt negatiivselt avaldada, et millega ta nõus ei ole, et kõigil on ju oma arvamus, siis kõigi YouTube'is selle episoodi kommenteerijate vahel me jagame välja kollageeni maitsvad kommikesed, et teie noorus säiliks vaatamata sellele, kus te oma elus parasjagu siplete. Aitäh, et vaatasite ja need kommid loosime välja siis, kui saade on eetris olnud ja ilmselt loosin need välja üldse Instagramis, nii et jälgige Instagramis Ants Rootslane ja sealt tuleb kogu info. Aitäh sulle ja aitäh teile ka!